õhtust, kallid sõbrad, ja kõigepealt tahaksin teile kõigile soovida terve Vintv kollektiivi poolt head vabariigi aastapäeva. Tore, et olete meiega. Loodetavasti suudame vabariigi aastapäeval tuua siia ka lõbusaid hetki. Otse loomulikult Unibeti Pokkeri tarkade saates, kus on täna tõeline naiste võim ja veel milliste naiste viimasel ajal äärmiselt edukalt pokkeriturniiril Vintv Live'il parima naise tiitli pälvinud ja finaallauda jõudnud minu kaassaatejuht Birgit Tammel. Tere! Ja meie ainukene läbi aegade kõige edukam pokkeritarkade esineja Daisy Sild. Tere, Daisy! Kõigepealt sulle väike küsimus ka, kas pokkerigeeniuse karikas, mis sa said, kas ta leidis sinu kodus omale siukse uhke koha või peitsid ära? No, kui ma nüüd aus olen, siis ta natukest aega oli mul kodus ja siis rändas suvilasse. Ahaa, suvilas on hea mõnus hoida. Kõiki karikaid just. Mina pean tunnistama, ka mina hoian enda karikaid suvilas hoidsin, kuni ma lõpuks nad ära tõin seal. Aga Daisy, kuidas muidu vahepeal läinud on? Ei lasknud ennast kaua oodata, kuni võitsid lõpuks jällegi liiga etapi ära ja tulid siia tagasi. Mis emotsioonidega sellel hooajal peale läksid või kuidas mängid? Seda tulebki vist ilma suurte emotsioonideta mängida. Aus. Lihtsalt vaatad, mis saab ja kõik. Aga räägime vabariigi aastapäevast. Kuidas sul tavaliselt siuke vabariigi aastapäeva tähistamine möödub? Täna oled küll stuudios, kujutan ette, et muidu oleksid mingisugused teised plaanid olnud ka. Ei, ausalt öeldes see aasta kuidagi läks niimoodi, et ei mõelnud väga palju. Oled sa käinud muidu paraadi ka vaatamas või oled sa tavaliselt ikkagi televiisoris presidendi kõne kuulamas ja nii edasi või? Olen käinud. Oled ikka käinud? Eelmine aasta käisin vaatamas, läksin trammiga, spetsiaalselt tegin teistmoodi käigu. Trammiga on see pluss, et trammiteed nad ei saa väga kinni panna. Liiga suuri ummikuid ei saa tekkida, see on väga kaval mõte. Ei, see ikka mingi hetk pandi kinni alguses, aga see oli eelmine aasta, see aasta ma ei tea, kuidas oli, see aasta ma ei käinud, aga eelmine aasta, kui ma käisin, siis ikka mingist kellaajast läks lukku kõik. No selge pilt, täna oleme tulnud siia pokkerit mängima ja samamoodi ka mälumängu mängima. Daisy, me juba teame, kui osav sa mõlemas oled. Senimaani tõepoolest kõige edukam edu sulle ka sellel hooajal, et tuleks kahekordne pokkerigeeniuse tiitel ka sinuni. Birgit, Kene, no nii, kuidas sinu päev on möödunud? Ma teadsin, et sa teed seda mulle. Ma eile, kui me koju sõitsime peale saadet, siis ma loomasin Kristjan, et kurjam, et sa küsidki mu käest, et kuidas mu päev läks. Et mul oli nii palju asju eile, mis toimus, ma oleks tahtnud rääkida. Aga siis ma räägin tänasest päevast, kuigi vastus on väga igav, seepärast, et mina magasin rahulikult lõunani, ärksin üles, hakkasin telekast paraadi vaatama ja täpselt nii igav see päev oligi. Korissin natuke, käisin poes. Ja sellest me saame järeldada, et ärkasid peale kella 12, et paraadile ise kohale ei jõudnud. Ei. Minu jaoks on mugav vaadata kodust, kohvides käes, sooja pleedi sees. Absoluutselt, Birgit, sa oled siin aeg-ajalt meil ikkagi nagu saatejuhina ka olnud ja eriti ka seda saadet oled sa juhtida saanud. Aga kuidas sul endal mälumänguga lood on? Oled kõva mälumängu unt või? Ma ei saa öelda, et ma olen kõva mälumängu unt, aga mulle meeldivad need küsimused, mis Siim Prave on meile siia pokkeri tarkadesse alati teinud. Seega ma ootan tõsiselt huviga, mis sealt täna tuleb nagu. Ma päriselt ootan huviga. No, saame seda õige pea varsti teada. Birgit, pokkerit oled sa mänginud kui kaua täpsemalt? No üle 10 aasta, ma arvan. Üle 10 aasta. Ma esimest korda mängima läksin, aga... Seega sa hakkasid juba alaealisena mängima? Kuuled või? Alaealisena. Vaata, üritad inimesele, üritad naisterahvale nagu komplimenti teha, jumala. Läheb mööda. No selge pilt, edu sulle tänases saates. Birgit ka, Birgit, üks küsimus sulle kiirelt veel enne, kui ma räägin, kuidas meie vaatajad saavad kaasa mängida. Millest tuleb sinu nimi Padel V535? Miks sa küsid seda? No mind vaata nüüd siuke huvitav nagu nime ja numbrite ja tähtede kombinatsioon, et täitsa, millest saab?
mul ei ole vastust sulle. Okei. Kas see on ka nagu selline, et pärast räägid? See on Vindeve vaatajatele, sest et Vindeve vaatajate jaoks on see inside joke ja kanali vaatajatele ja te saate sellest aru. No tervitame kõiki Vindeve vaatajaid. Kallid vaatajad, kui te tahate meiega kaasa mängida, siis otse loomulikult olete oodatud nii Daisy kui ka Birgiti vastu Hexaprodes mõõtu võtma. Ma tahaks näha, kuidas te sellega hakkama saate täna ja kas saate sellega hakkama ja tulge siis Unibeti ja mängige kaasa. Aga kui te tahate mängida meie liigat, siis see on võib-olla et isegi kõige olulisem. Liiga etapp algab kell 20.15 esimene. See on täiesti tasuta liiga etapp ja selle eest saate võita endale liiga punkte ja lisaks veel Uni poolt lisatud auhindasid. Parool sellel turniiril on Flip TV. Kui saate finaallauda, saate siis liiga punkti. Küll aga saate garanteeritud liiga punkte, kui te mängite meie 11 eurost liiga etappi ja kuna täna on vabariigi aastapäev, võib eeldada, et täna on liiga oluliselt rahulikum ja neid punkte noppida on selle võrra kergem. Seega, kui te olete niigi telekate või arvutite taga meid vaatamas, siis soovitan ennast sinna turniiril ära registreerida, võtta need head auhinnad vastu ja võib-olla liikuda Unibetiga Deepstack Openit mängima. 11 eurose liiga etapi parool on Unibet TV, tühik jääb siis sinna vahele ja no tulge mängima, ega mis ma muud oskan teile tarka öelda. Lisaks veel tahtsin ma öelda, et mitte päris vait olla, siis kes 11 eurose liiga etapi ära võidab, see saab ka kutse tänase võitja vastu mängima. Näiteks kui te olete mõelnud, et oi, mina tahaks pokkerigeenius Daisyle koti pähe tõmmata või vähemalt proovida, kuidas minul tema vastu läheks või kui Birgit peaks täna võitma, siis tahaks Birgitit päris elus näha, siis olge lahked, see on teie võimalus tulla ja otse loomulikult ka suured rahalised võidud siit koju võtta. Siit on nagu meie reeglid näevad ette, siis saate võitja napsab endale ka vastaspoole teenitud raha ja liigub edasi järgmisesse vooru. Vot selline see asi ongi. Mäng muuseas toimub 4 voorus. Igas voorus mängivad mängijad 250 eurost ja 125 eurose Hexapro. Iga euro, mis nad teenivad, annab neile 1 punkti ja iga mälumängu õige vastus, mis toimub siis pokkerivoorude vahepeal, annab 100 punkti. Ja nagu Birgit juba korra mainis, mälumängu küsimused on koostanud Siim Prave. No nii, Daisy on jäänud siin 50-sel heads-upi mängima 25-sel. Kukkus välja, Birgit, kas sul läks kõrval ka 50-le samamoodi käima? Ja? No rõõm kuulda, sa mängid siin 25-sel samamoodi heads-upi. Selline see meil ongi. Super Mario küsib rahulikum, Freebyl on kirjas 49 nime, 11 eurosel on kirjas juba 13 nime. No tulgu, mida rohkem, seda uhkem, ütlen mina selle peale. Ja no ma pean tunnistama, et Super Mario nendest Freeby võitudest peaksid sina nii mõndagi teadma. Vaatasin siin tabelit ja meie liiga juhti ja kes iganes ei oleks ka see paks kaak, on võitnud ära 2 Freeby'd järjest ja tänu sellele hetkel juhib meie liigat ka. Ehk siis 11 eurosel liiga etapil ei ole ühtegi punkti veel ametlikult juurde teeninud lisaks osalemispunktidele, aga vaatamata sellele on liigas esimesel kohal, sest Freebite crashib, nii et edu teile kõigile. Mõlemad turniirid on võrdselt olulised. Nii, ja Super Mario küsib, kas Birgit asendab Särgavat, et kui see reisisell tagasi tuleb, siis tuleb saatesse tagasi. Super Mariole vastuseks ütlen kohe ära, et tagasi niimoodi ei saa, et kui ikkagi järgmisesse saatesse tulla ei saa, siis tuleb tagasi saada nagu kõigil teistel, et võita liiga etapp ära. Ja Birgit, kas asendad siis Särgavat või kuidas sa täna siia sattusid, sest liiga etappi minu teada sina ei võitnud, eks ole? Ma ei pea ütlema sulle. Ma sain lihtsalt kutse täna saatesse. No see oli, ma arvan, heade tulemuste eest. Meil oli plaanis see, et me võtame nagu parima Vinteve laivil osalenud mängija. Ütleme, rahva lemmiku võtame siis välja ja selleks sattusid sina. No nii, Padel Vägon koolib ära poiss 10-ga 2-4-6 laual, aga vastasel sattusid emandad olema. Oleks Ocean ka veel tuleks, oleks võinud rea kokku saada, aga ei ole, Birgit, sina oled erinevaid mingisuguseid põnevaid cash game ja asju ka mänginud, on ju? Et oled, ma kujutan ette, et mingid veidrate reeglid. No sina, kes sa oled nagu süke Wismari pokkeriklubi mängija, ma ei imestaks, kui te seal mängite muud ka kui ainult no limit, hold limit. Seal pigem, cash on seal väga harv, kui üldse käima läheb, see ei ole cashi pesa. Jaa, okei. Aga kas te, nagu, mis on kõige veidram pokkeri variatsioon, mis sa oled enda elus üldse mänginud? Paduugi. Paduugi? Jaa, see on super weird nagu. Seleta vaatajatele, mis on Paduugi reeglid? Ühesõnaga, sa pead saama 4 erinevast mastist ja nad peavad olema võimalikult väiksed.
ehk siis näiteks 2, 3, 4, 5 Vikerkaar on kõige parem Padugi või Äss mängib madalat kaarti ka? Äss vist mängis madalat ka. Selge pilt. No Padugi on tõesti huvitav. Ma kujutan ette, et kõik, kes alustasid Eesti pokkeribuumi ajal, siis vahepeal oli nendes urkasaitides olid päris populaarne neid Padugisi ja kõike seda mingisuguseid veidraid mixed mänge mängida, et nendel on kuskilt ajusopist need Padugid meeles, aga ega kusagil mujal ei saa seda väga mängida ka. Kas te mängisite no limit Padugit või fixed limit Padugit? Bot limit vist. Bot limit suisa. Jaa, nii samal ajal poiss 3-ga vastasele rida ja Birgitil 25 ei tulnud ära, aga edu siis sellel 50-pasel. Ja seal läheb väga, näed, eestlane vastas, paneme su kaardid peitu ka, tundub, et esimest korda on Eesti mängija, aga noh, meil ei olnud su ekraan niikuinii eetris ka ja sama teema on Teisil ka, panime ka kaardid peitu. Teisi, kuidas sul vahepeal läinud on? Ei ole sind nüüd juba liiga kaua, 6 nädalat peaaegu on ju siin saates võitmas näinud. 6 nädalat on piisavalt pikk aeg, et lõbusate asjadega tegeleda. Oled saanud talverõõme ka nautida või? Jaa, käisin talverõõme nautimas, käisin sellega tuubiga sõitmas nüüd pühapäeval. Kas sa käisid lauluväljakul või? Ei käinud. Või kus sa? Lõuna-Eestis. See Lõuna-Eestis on vähe suured mäed ja värki-särki. Oli lõbus? Oli ikka lõbus, muidugi. Tundub, mulle ka hullult meeldib selle tuubi. Aga oligi nagu spetsial mingisugune tuubirada või nagu? Tuubirada jah, just selle, issand. Ermi juures. Aga kas see... mis ma tahtsin küsida, et kas seal on mingisugune päevapass või umbes niimoodi, et iga kord, kui sõita tahad, siis pead euro maksma ja siis saad jälle ühe korra sõita ja siis lähed uuesti. Ma võtsin tunni aja pileti, ma väga kaua ei olnud. Vot niimoodi saab ka, jah. No ma kujutan ette, et rohkem ei jaksaks ka. Ma liftiga sai üles või niisama? Pidid ise turnima? Liikuse, mis on jah Fibrosse. Pirk, sul on üks 50 veel, ära üldse muretse. Näed, Loosir chatis ütleb ka, et Padugi on väga aus mäng, Õber Ebane tervitab Pirksi ja Kolletis oskab öelda, et Äss 2, 3, 4, 6 best hand mast ei tohi olla, Rainbow ei pea olema. Kas minu arust Padugi ei olnud mitte 4 kaardi mäng või? Et 5 kaarti ei saa olla, sellepärast muidu ei saa Rainbow olla. 4 kaardi mäng on ju ja Äss 2, 3, 5 äkki peaks olema siis parim Padugi. Võimalik, jah, ma peast ei mäleta, ma räägin, ma olen seda nii vähe mänginud. Raudselt oli kuidagi Sander Laprik seotud sellega, et sa Padugit mängisid, ei olnud või? Ei, ma võin ausalt, et Marius oli. Marius mängib ka sellised maniaki mänge. Tema tahab alati mingisugust, ma ei tea, mingit Matrixit ja ma ei tea, mis asju ka mängida. Matrix on kõige haigem mäng vist, mida ma üldse kunagi mängida olen. Ma isegi ei oska sulle reegleid seletada. Ühesõnaga, sulle võetakse 9 kaarti lauda, loevad mingid read, diagonaalid, whatnot, mingid asjad. Teisi võtab samal ajal 150 eurot, 150 punkti, registreeri ennast uuele 50-sele ka. No suurepärane algus jällegi, Teisi. Ma mäletan sinu nendest võitvatest saadetest seda, et sa alati esimeses voorus said 50-selt skoori kirja. Vähemalt need 4 saadet, mis mina juhtisin, et tegid alati tugeva skoori ette ja peaaegu et mitte kunagi ei olnud taga ja rollis ühes saates vist korra said seda tunda. Et siuke hea kindel viis, kuidas võita, et lähed kohe ette ja Teisi mööda ei lasegi. Ja paneme kaardid peitu ka Teisil ja just täpselt. Esimest korda, kui sa meie kanalit vaatad, siis aitäh, et mängid kaasa. Tore vaadata, et kuidas meil läheb siis sinu vastu ka. Ja teine asi on see, et me striimime niikuinii 45 sekundilise delay'ga ja et meil oleks ikka mängija turvalisus ikkagi tagatud. Vot siis Birgit närv sees ka siin osaleja, sa muidu oled siuke saatejuht, vaata siis on kõik kontroll sinu kätes, mis nüüd pead siin tõestama. Üritan mängule keskenduda. Mis ikka keskenduda, mida lõdvemalt võtad, seda kergem. No ei olnud ju, bossi läks ju. No hea küll, sa ütlesid eile saladuskattel küsisin sinult, aga küsin sult praegu nagu avalikus ruumis ka üle, et sa ütlesid, et heksad ei ole sinu kõige tugevam formaat. Ma vist ei olnud päris seda, ma lihtsalt ütlesin, et ma ei ole neid ammu mänginud. No okei, parandab. Ma ei olnud seda, et ta ei ole tugevam formaat, ma lihtsalt ei ole ammu mänginud Hexaproosi. Pigem olen just turniire teinud, ma olen mänginud seda pokkeritarkade liigat, seega minge võtke mu punktid ära täna, mida ma täna ei mängi liigamänge kaasa. Absoluutselt. Ma ei suuda siin keskenduda. Aga mis sa arvad, mis on nagu selline asi, millega, oota nii, teeme su kaardid peidust lahti ka, vaatame, mis siin all-in'is on, oleme ülias seisus kõnnidega 3!
ei tulnud. Sulle teed 3. Ilus kuningad hoidsid. Aga mis see suurim vahe on sinu arvates selles Hexaprodes, et nendes hästi esineda? Mis sa arvad, mis oskusi seal tarvis on? Kas 7-tega peaks foldima Hexaprodes või mitte? Ei pea, kindlalt ei pea. Ja sa ikka pead selle ära mainima. Ma ütlen ausalt, see WinTV-st see 7 pocketi fold jäi mind kriipima. Päriselt ka jäi. Tegelikult ei oleks pidanud sisse šavama lihtsalt. Aga ma nagu eile, ma ei mäleta, kas me vist rääkisime saates sellest äkki või? Et ma ütlesin ka, et ma foldasin ainult sellepärast, et see UTG positsioon hirmutas mind. Fair game. Ma olen sulle öelnud ka meie vaatajatele korduvalt, et ma olen selline nagu kaardid uuesti kinni. Avatud šovinist. Et nagu sa oled aru saanud, me jääme narrima Suudit ja sind ja kõiki teisi, aga kui keegi vaata härrasmees midagi valesti teeb, siis ega ma niimoodi ei plõksi. Et võta seda kui minu nagu saatejuhi nagu sellist ebaviisakust, kui vähegi võimalik. Aga ei, siin jah, see Hexapro on selline agressiivne ja blandid tõusevad kiirelt ja kallid vaatajad selle vahva vestluse taustal saangi ma teile öelda, et alanud on meie esimene liiga etapp täiesti tasuta kõigil osalemiseks. Minge registreerige ennast liiga etapil ära parooliga flip-tühik.tv ja tehke sellest pilti, laadige üles win.ee/hariklass, sellepärast et läbi saate loosime me ka 10-euroseid Hexapro pileteid kõigile, kes seda teinud on. 2 pilti võimalik laadida nii 11-eurosel turnal kui ka Freepile osalemise eest. Nii et kui te olete täna kaasa mängimas, ärge jätke seda võimalust kasutamata, nagu siin Super Mario ütles, et vahepeal oli juba ligi 50 inimest Freepile osalemas ja kõigest 37 nime on äriklassis ja nii mõnigi neist kordub. Seega tark oleks. Nii, teisil sai esimene voor, pokkerivoor sai läbi, 125 eurot sisse, 150 eurot tagasi, lihtne matemaatika ütleb, et räme kasum või vähemalt korralik kasum. Et tubli algus, elame siis Pirksile siin ka kaasa, vaatame, kuidas temale esimene voor pokkeris läheb. Ja kui teil on meie saate külalistele küsimusi, kui te tahate kaasa rääkida, olete oodatud seda tegema twitch.tv/WinTV live. Nii, ka Siino Patron ütleb, küsisin enda AI käest, et mis mäng see Padugi on. Padugi on see haige pokkeri perversus, kus sa üritad olla võimalikult suur lowlife ja vältida igasugust samasugust sitta oma käes. Sa pead kokku kraapima 4 kaarti, mis on kõik eri masti ja eri numbriga. Kusjuures mida sitemad või madalamad kaardid, seda kõvema alfa sa oled. Kui sul on käes paar või 2 sarnast samast mastist kaarti, siis sa oled kastreeritud ja sinu käsi on väärtusetu prügi, millega võid ainult peldikusse minna. Vahi! Ja see on muidugi päris keeruline on selles mõttes nagu vahet siis teha, et okei, kas mul on siis, kui mul on näiteks 2 sama masti kaarti käes versus mul on paar käes ja kõik erinevast mastist, et kumb siis tugevam on. Fakt on, Padugi puhul on siis oluline see, et kui sul on Padugi, ehk siis 4 erinevat masti käes, siis vahet ei ole isegi, kui sul on rida või miski muu seal, siis see on ikkagi parem kui vastase näiteks paar ja ma ei tea mis. Näiteks kui sul on 4 Padugi 4, siis see peaks olema teoorias parem kui vastase 3 erinevat masti ja lihtsalt 1 paar. Aga ui, seda teab tegelikkuses, enam ei mäleta ka. No nii, Pirks, sinul on aga nüüd vaja see Jonna tühjaks teha siin ja see 100 eurot vastu võtta. Potis on juba 150 eurot, teisilt 150 punkti ka. Ja siis vaatame, saame selle stacki 250 peale selle panga juba, loodetavasti. No nii, ja bam, snap-all-in Jonnal kuningad ja 9. Ei, isegi see ei aita. Unlucky. No 2,75 big blindi alles. Ja esimene voor on alles, õnneks siin ei ole ohata ega kurvastust ei ole põhjust tunda. Siin on suuremad, oluline on võita need, kus augine fond on 5 sotti. Selle ära võidad, siis on põhimõtteliselt 1 turnaga saade ära tehtud. No näed, ja tegelikkuses on ka võimalik siit ilusasti tagasi tulla 4,4 big blindi peale. 2 tuublit veel juba juhid. Nii et hakkame neid tuubleid korjama. Mõruda näoga, et ei oskagi, kas peaks nagu lohutama või mida, ei ole hullu. Birgit, hea uudis on see, et mälumängust on võimalik ka punkte saada, seal antakse neid suisa 100 kaupa ja meie lähmegi vaatame üle esimese mälumängu-vooru. See laadi ostis mulle paadi, lennutas üle maani, minu mu vennad, aga kõigist, keda ma kaotanud olen, igatsen ma enim iseennast. Kustuta mu nimi ja mu number, kui kogemata pannud olen paberile tunde, siis põletana teegiga või lihtsalt viskad tulle ja unusta, et kuulusin kord sulle. Kustuta mu nimi ja mu number, kui kogemata pannud olen paberile.
No nii, tere tulemast ka siit Mälumängu stuudiost. Oleme ilusasti vähemalt skoori avanud ja väljakutsuja ja hetkel ka tagaja rollis Birgit, sina saad esimesele küsimusele esimesena vastata ja nagu vabariigi aastapäeval kombeks on Eestis väga palju vahvaid tuletorne. Kassike kindlasti teaks sellele küsimusele vastust. Tuleb tuletorni teemaline küsimus. Mitte ajada sassi tuletorni viinaga, mis on 11 eurot liiter. Milline Eestis asuv tuletorn kuulub maailma 3 vanima siiani järjepidevalt toimiva navigatsioonimärgi hulka? Vot siis selline küsimus. Variandid on Tallinna Madala tuletorn, Sõrve tuletorn, Narva Jõesuu tuletorn ja Kõpu tuletorn. Vot siis. Kõik on vahvad tuletornid. Oled sa neid kõiki oma silmaga näinud ka, ma loodan? Ma ei ole kindel. Sõrve oma olen, Kõpu oma olen, Tallinna Madala. Ei ole kindel. Ja Narva Jõesuuga pigem ei tea. Aga ma arvan, et see võiks olla äkki Tee ja Kõpu. Arvab, et see on Tee ja Kõpu, võib-olla neist kõige tuntum tuletorni, aga kõige vanem ja on tõepoolest Kõpu tuletorniga ja Birgit avab skoori 100 punkti sulle. No Birgit sai sellise suhteliselt lihtsa küsimuse, nägin juba kõrvalt, et sa olid ise ka juba teadsid küsimusele vastust. Seetõttu ma arvan, et oleks ainult õiglane Teisi, kui sinult küsime Poola rallisõitjate kohta. Kõpu tuletorni kohta mul on natuke informatsiooni ka, et tuletorn valmis 1531. aastal ehk aastaks 2031, kui tui, vahepeal sellega midagi ei juhtu, on see pool aastatuhandet järjest laevadele teed näidanud. Vot päris pikk aeg. Aga nagu lubatud, siis väike Poola ralli teemaline küsimus sulle Teisi. Eelmise aasta märtsis püstitas Poola rallisõitja Mikko Marczyk omalaadse maailmarekordi. Nimelt läbis ta ühe Euroopa autotootja autoga 2831 kilomeetri pikkuse teekonna kordagi tee peal tankimata, millest sai pikim ühe paagi täitmisega läbitud teekond. Marczyki teekond kulges Poolast Prantsusmaale ja tagasi. Auto standardvarustuses muutis ta ainult auto tavavedrustuse sportvedrustuse vastu. Ja nüüd on küsimus tegelikkuses, millise Euroopa autotootja autoga see rekord püstitati. On selleks Volkswagen, Peugeot, Volvo või Škoda? Kõik on toredad, vahvad autod. Näeme neid tihti ka Eesti tänavatel, võib-olla Volvot kõige vähem, Škodat kõige rohkem või Volkswagenit, kes seda teab. Oleneb, kus elad. Aga oled sa kuulnud selle fun facti kohta midagi? Ei ole. 2800 kilomeetrit tundub pööraselt pikka aega ühe paagiga sõita. Ja väga palju ikka. Ja see on just sellepärast, et ma mõtlen, et kui ta standardvarustuses muutis ainult vedrustust, ehk siis ei ole nagu suuremaks ehitatud paak. Ehk siis korralik reklaam autole. Euroopa. Hea küsimus, aga kus ta sõitiski Prantsusmaale või? Sõitis Poolast Prantsusmaale ja Prantsusmaalt tagasi ka veel. Võib-olla oli siis suund sinna, ma ei teagi, kus Peugeot toodetakse? Peugeot võin vihjeks öelda, et on tõesti Prantsuse auto. Ma pakuks siis Peugeot, jah. No vaatame, tundub loogiline, paneme lukku variant B ja Peugeot. Kas on see Prantsuse autotootja? Ei ole. No nii, Birgit, sul on võimalik nüüd mälumänguga hiilata ja 2-2 teha. Ma üritan mingit loogikat mõelda. Palju teid kilomeetrid oli? 2000 midagi enne? 2831. Päris rets. Tähendab seda, et see peaks olema päris kerge auto. Peaks olema päris keskkonnasäästlik auto. Eriti mingi väikse kütusekuluga. Need 3 muidugi kõik on potentsiaalsed selleks tegelikult. Ma just mõtlen, et huvitav, kas see, et nagu rallisõitja seda tegi, et kas ta nagu oskab siis nii ökonoomiliselt sõita, et tavainimene ei oskaks. Ma arvan, et nad oskavad. Miks just rallisõitja seda tegi? Aga ei tea. Ma vist tahaks pakkuda A ja Volkswagen. Paneme lukku variandi A ja Saksa autotootja Volkswagen. Ei ole, nii, nüüd on 50-50. Nüüd on 50-50, ega siin tulebki uupi panna ju siis, kui ei tea. No siin on nagu see, et ma lähen ikkagi nüüd selle peale, mis auto mul endal on, eks ole. Ehk siis Škoda. Škoda, muidugi, alati vastupidav. Vaatame, kas on õige vastus. Ja on õige vastus. Volvod on igavesti jurakad, need küll, need on nagu tankid põhimõtteliselt, aga mälumäng jäi viiki, seis on 250-100 ja lähme mängime pokkerit. See laadi-taadi ostis mulle paadi, lennutas üle maani, minu kui mu vennad, aga kõigist, keda ma kaotanud olen, igatsen
igatsen ma enim iseennast. Kustuta mu nimi ja mu number, kui kogemata pannud olen paberile tunde, siis põletana teegiga või lihtsalt viskad tulle ja unusta, et kuulusin kord sulle. Kustuta mu nimi ja mu number, kui kogemata pannud olen paberile. No nii, ja tagasi me olemegi Pokkeri stuudios. See tähendab seda, et õige pea on algamas ka meie 11-eurone liiga etapp. Kutsume kõiki üles liiga etappi mängima. Olge nõnda vuntsid ja tulge mängige ära. Parool on Unibet TV ja täiesti tasuta turniiri, kes tahab mängida, siis parool on Flip Tühik TV. Teisil läks juba 50 käima, teisi endiselt vorm ei ole kuskilt otsast langenud. Eelmine kord jõudsime spordist ka natuke rääkida. Teisi, kes sa Henri Sildalu hõbepedalit nägid telekas otse pealt ka või kuulsid hiljem? Otse ei näinud. Ma otsustasin, et ma panen silma kinni selleks. See oli päris hilja ka vist, kui ma eksi, oli tõesti. See oli vist mingi 9 läbi midagi, jah. Okei, võib-olla, ma mäletasin ise, et ma olin selleks ajaks päris purjus juba. Et see ei saanud nagu väga vara olla, aga kui te ütlete, et kell oli 9, siis on päris... See oli 9-10 vahel. Päris halb. No vot, aga emotsioonid olid ju päris mõnusad sellest ja minu jaoks oli küll vähemalt hullult suur üllatus see Henri võitja, hea meel. Ma pean tunnistama, mina loen tema neid Facebooki postitusi ka, ta on nagu veitsa nagu Madis Müür, et ta kirjutab mingi 7 A4, kui ta kirjutab. Et nagu päris pikalt kirjutab, aga päris huvitavalt kirjutab. Mitte, et Madis Müür ei kirjutaks huvitavalt, temal on ka alati sama põnev kommentaarium on Madis Müüril kui Henri Sildarol muuses, et rahvas nagu läheb leili enamasti. Aga jah. Gert Martin küsib, et ega ei ole täna teisi 5. saade, ei teisi juba korra tuli ära, võitis 5 saadet jutti, muuses eelmise hooaja lõpetasime teisi pokkerigeeniuseks kroonimisega ja nüüd sellel hooajal liigume samas tempos edasi. Loodetavasti isegi võimsamas tempos ja teeme ära ka kohe mingisuguse korraliku rahaliste võitude rekordi, pluss me tahame ikkagi seda vähemalt 5000 auhinnafondi tahaks näha või 2500, ühte sükest väga jurakat. Aga rääkides jurakatest asjadest, siis 46 nime on meil äriklassis ja 46 inimest osalevad esimeses Hexapro piletiloosis, mis Unibet on siis välja pannud. Edu teile kõigile, 10-eurone Hexapro pilet läheb äriklassist loosi. Teil on veel aega ennast ka sinna äriklassi panna, pange muidugi. Ja esimene võitja ei keegi muu kui ilusasti Vesko ja Risto vahel Elfson. Elfson, kui ma ei eksi, peaks ka meie pokkeritarkade liigas olema äärmiselt kõrgel kohal. Teisel kohal on Elfson pokkeritarkade liigas. Loen korra ette ka top 10, mis meil liiga seis on peale 3 etappi. Täna on siis 4. etapp ja teadmiseks teile kõigile, et liiga koosneb meil 15 etapist. Nii et aega on veel kõvasti punkte saada. Meil on progresseeruv punktisüsteem ka, et mida hiljem osaled ja mida hiljem võidad, seda rohkem punkte saad. Aga alguse punktid võivad siin väga oluliseks saada, kuna eelmine liiga jäi meil päris napiks, esikümnel kõigil oli võimalusi ja määravaks sai 3 punkti kõigest. Aga Elfsonil on siis, tema on teisel kohal hetkel liigal 57 punktiga, võitis ta ära teise etapi põhiturniiri ja lisaks sai siis eelmise nädala põhiturniiril veel 3. koha ka veel otsa. Või isegi teise koha, ei olegi 100% kindel. Elfson, sa võid chatis öelda, nii et tublisti esinenud nendel liigadel. Aga esikümmen näeb praegu välja selline: Paks Kaak 70 punkti, Elfson 57 punkti, Maestro 44, Le Bluffeur 43, Orav 37, Riibes 35, Peaboss 33, Ferri Mindert 31, Rebasek 30 ja Heiks jääb ka siis esikümnesse täpselt 30 punktiga. Ja kui täna peaksite liiga etapi võitma, siis tänase võidu eest saate suisa 40 punkti. Võidate mõlemad liiga etapid ära, saate 80 punkti ja lähete plaksust esimesele kohale. Ja Suudil oli vahepeal küsimus, millest ma läksin kogemata mööda ja aitäh Suudi uuesti küsimust kordamast. Teisi, kas sul on plaanis Eesti meistrivõistluste naiste turniir ka, et meistritiitlit püüda või millised live-turniirid üldiselt plaanis on, kui üldse? Ausalt öeldes ma olen mõelnud natukene seda meistrikate värki, aga ei ole kindel, ei ole midagi kindel.
veel siia. aga kuidas sul see järjekord oleks, et kui üldse mängid meistrikaid, siis pigem naiste turniiri või? No naiste hakkab ja kui mingi bounty või midagi on, siis see oleks ka nagu niisugune, mis võiks olla mõeldav. Bounty'd meeldivad siis ühesõnaga, jah? Jah, ikka. Seal on nagu mingi lisaväärtus. Bounty turniir on küll see aasta Eesti meistrivõistluste kavas ja suhteliselt alguses ka, kui ma ei eksi, peaks olema 2-sottine Bounty turniir. Aga Virks, kuidas sul selle meistrikatega lood on? Lähed naiste turnale nüpeldama ka või? Naistega tahaks mängida küll, jah. Ja ma arvan, et rahvakad ka. Naiste turniir ja rahvaturniir on siis need kõige olulisemad. Aga kui peaks nii minema, et võidad ühe neist ära, näiteks rahvaturniiri või naiste turniiri, kas siis lähed ka parema meelega main eventi mängima? Ma ei tea, kas ma main'i mängin see aasta. Ma olen seda paar korda mänginud, ühe korra isegi cashinud, aga teine kord läks nagu päris halvasti. Ja ma tunnen, et see on minu jaoks natuke liiga tiip, ehk et nagu liiga nagu pikk grind. Ta on nagu väga-väga pikk grind tõesti. Ma kaldun arvan, et mul ei ole kannatust nii pika turniiri jaoks. Arusaadav ka, et on ka väga suhteliselt sügav turniir, kui ma eksin, et on isegi äkki 3-päevane või et finaallaud on veel 3. päeval suisa. Et sükse 5-sotise turka kohta on ta ikka väga tiip, aga noh, arusaadav ka, et Eesti kõige tähtsam turniir on ju ja eks ta ole ka see turniiripokker mingil määral süke vastupidavussport on ju. No nii, 8-9 versus 10-8 all in on käimas. Preili padel 5-3-5, aga seekord 10-8 võidab. Kas teil 25-sed jooksevad ka kõrval või? Jah. Andke vahepeal aeg-ajalt märku, et kuidas seal läheb ka, et me hoiame põhirõhku nendel 50-stel, et siis on nagu näha, et kui suurem jurakas peaks tulema. Näiteks nüüd tuleb või? No näiteks nüüd vaatame kohe üle, nii 50 läks poisiga Kunn 5 vastu 60%, aga 16 sai 13, siis sai 7, siis sai 100 võib-olla, aga seekord mitte. Nii, sul on üks 50 selles voorus veel, ei ole hullu. Võid sellele registreerida näiteks siis, kui 25 saab tehtud, et meil on selline uus süsteem täna, väga uus sisse töötatud süsteem, kus alguses võtame 2 turniiri korraga ja siis pärast teeme ühe kaupa lõpuni. Et liiga palju stressi ei oleks, aga samas natukene ikkagi oleks seda lisastressi ka, eks ole. Ja et me kõik saaksime minna muidugi vabariigi aastapäeva tähistama. Birgit, näita, kas sul oli Eesti lipp ka kaasas ja puha ja hurraa ja õissa. Birgit, sa oled ka käinud, kuidas sa tavaliselt vabariigi aastapäeva tähistad? Tavaliselt teeme, ma ei tea, ikka mingit kartulisalatit ja kilu võileiba ja sõbrad kokku ja pits viina? Joo, pits viina ei taha. Pits viina ei käi sul kunagi vabariigi aastapäevaga kaasas? Vanasti käis, siis kui nagu rohkem joodud sai, aga tänapäeval enam ei taha. No selge pilt, arusaadav. Kui ikkagi, ma just mõtlesin, et võib-olla vabariigi aastapäeval süke, et nagu et sellel päeval ühe pitsi teen, aga tegelikult ega see joomine ei pea olema ju riigikomme ju. Riigikomme või? Või et süke, et nagu vabariigi aastapäeval kõik mõtlevad, et isegi kui muidu ei ole, no kurat, ma siis joon selle aastapäeva terviseks, aga üldiselt see ei pea. Ja sina patron küsib, kas saatejuhil läheb ka täna pits? No eks näis, ega ei tea, ega praegu ei lähe, praegu ma olen siin, mul on siin selline, nagu näete, beebipildiga vesi, mis ongi nagu tehtud, selline pilt on juurde pandud, et kui sa sükest asja jood, siis sa oled põhimõtteliselt titt, aga kunagi tea, mis õhtu ette toob. No nii, S8 versus 9-6, no kas Birgitil on nüüd selles jaotuses õnne tulla tagasi mängu? Never õnne, never tagasi mängu. Nii, aga vähemalt 25-ses on veel võimalus. Sama teema, mõlemad mängid. Mitte väga suuri võimalusi. No ma näen siin küll, et 39% sellisest olukorrast, no nüüd enam 4 ka ei aita muidugi. On äritats. Aga hopsti, tuli 6 ja tagasi mängus, juhime. Lovasil ütleb, Madisel oli iga saade Eesti lipp laual. Kas Madisel oli tõesti iga saade Eesti lipp laual? Tal oli ikka aeg-ajalt oli see Eesti lipp, aga kas tal iga saade oli mitte vist, aga jah, väga tihti see oli Madise sükke nagu selline sümbol küll see Eesti Vabariigi lipp. Muuseas maailma kõige ilusam lipp ametlikel andmetel. On tõesti, mina ei tea küll ühtegi ilusamat. Üldse, räägime lippudest tüdrukud. Fun with flags. Olete näinud seda Sheldon Cooperit ja seda värki või? Ei. Suure paugu teooriat? Ei, ma ei tea, millest räägi. Osa näinud. Ühesõnaga, seal on tegelane Sheldon Cooper ja siis tal on nagu selline lõbus internetisaade, et Fun with flags, mis nagu ilmselgelt ei ole väga fun. Aga mis on kõige ilusam lipp teie arvates välja arvatud Eesti lipp? Kui Eesti lipp välja arvata?
Ma ütlen esimesena ära, Brasiilia lipp on väga ilus, mulle meeldib, muidu roheline värv ei meeldi, aga see Brasiilia siuke või Jamaika ka võib-olla. Ühesõnaga roheline kollane mulle kuidagi nagu timmib hästi. Teil ei ole lemmiklippu, jah? Mulle meeldib Austraalia lipp. Jaa, Austraalia lipp on väga kena. Ja, ilusad värvid. Üldse sinine värv teeb lipu ilusaks minu arust. Teeme. Ülivähe on sinist maailmas. Aga sellega ma olen nõus, et Eesti lipp on tõesti vist üks kõige ilusama värvikombinatsiooniga. Absoluutselt, 100%. Aga väike mälumängu küsimus, mida täna ei ole esitatud kindlasti. Aga mis on maailma ainukene riigilipp, kus on ka värvidena sinine, must ja valge peale Eesti? Kas te teate? Või mõtlete välja selle? Jaa. No nii, Birgit, sul on üks 50 veel, ära muretse. Ära üldse mitte muretse ja kui sinul ei tule, siis Teisil ikka tuleb. Teisi võtab 75 eurot ja 75 punkti juurde ja Teisil on samuti üks 50 veel. Aga nii. Ja, mis halb. Kas sa teate seda, et mis riigil on veel sinine, must ja valge? Sinine, must ja valge. Üks riik on veel. Ole vihjeid, kus asub? See oli hea küsimus, kui ma ise õigesti mäletaks. Ma tahaks, ma ütlen esialgu, ma ütlen nagu enda peas ära, mis ma arvan, et see on. Ma arvan, et see on Botswana ja ma eeldan, et see asub siis Aafrikas. Aga see ei pruugi üldse olla Botswana, see võib tegelikult olla mingisugune hoopis kolmas riik, aga ma tean, et mingi riik on. Ma kusjuures ei tea, kas need värvid on samamoodi nagu meie lipul. Keegi kirjutab sinna. Ei, täpselt samamoodi ei ole. Minu arust peaks olema selline suur sinine taust ja siis nagu mingi natukene valget ja natuke musta. Mis keegi kirjutab kuhu? Oli mingi Nauru saare lipp. Nii, guugeldame kohe. Gert Martini arust on Nauru saare lipp. Paneme otsingusse. See on selline sinine, kollane ja valge. Muuseas peaaegu ainult üks värv on erinev. 250! Never 250. Oota, ma panen guugeldan korra Botswana lippu, aga Rainbow Flag pidi ka väga kena olema siin ja Finishi lippu toodi välja ja Botswana on sinine, must, valge ja Lõuna-Aafrikas asub. Siis pakkusid päris hästi isegi. Õnneks kuskilt, ma ei tea, ajusopist tuli see välja, aga see on siuke hästi klassikaline mälumängu küsimus, et kes mälumängu mängivad, see peaks neil nagu suht une pealt tulema, aga mina ei tea, siin oli 5 sotti ka võimalus võtta, aga 5 sotti päris ei tulnud, vähemalt Teisi on hoolitsenud selle eest, et pankaga raha tuleks 225 eurot on praegu Birgitil ei olnud õnne selle emandatega, oleks emandat pidanud, oleks saanud Birgit ka pokkeriskoori avatud, aga loodetavasti siin sellel 50-sel läheb nüüd oluliselt paremini. Äkki saab avatud jah selles? Ja see ETSAP-i sa jõuad ilusti ja kenasti ja praegu on lihtsalt vana hea Hexaprodes ongi siuke laki värk on ju, et enamik olukorrad on siuke 60-40 olukorrad heal juhul on ju. Ja kui need ei tule, siis ikka ei tule ka. Vaatasin siin pühapäeval sõbra grindi ja kui ikka ei taha tulla, siis ei taha tulla. Ja tulid kohe endal need head ajad pokkeri tihedamalt mängimisajad meelde. Ja see ka põhjus, miks need pausid on kohati toredad võtta. Ja Super Mario kinnitab ka, et oli jah, Botswana lipp. Aga ma pean tunnistama, et ega see vikerkaare lipp ju kole ei ole. Vikerkaare lipp on väga ilus, värviline värki, et ei saa öelda, et kole lipp oleks ju. Et mina omalt poolt kiidan. Kes iganes seda ütles, Gert Martin ütles Karevi arust. Näed, Karev, ma kiidan sinu arvamust. Nii, ja Patron kirjutab ainus riik, mille lipul on täpselt samad värvid sinine, must ja valge nagu meie pühal trikoloril on Botswana raisk. Nende lipp on helesinine, mille keskel on must riip valgete äärtega, põhimõtteliselt nagu Eesti lipp, mis on kuskil Aafrika päikese käes pehmopesu saanud ja värvid sassi ajanud. See on jälle selle Patroni AI abiga otsitud vastuse. Ja, sa saad juba aru, vaikselt hakkad aru saama küll, et mis on, muuseas on veel Lõuna-Sudaan, aga seal on lisaks sinisele, mustale, valgele veel punast rohelist ka juures. Nii et see on mingi vikerkaare pask. Oota, Lõuna-Sudaan peaks olema ka maailma üks värskemaid riike, kui ma ei eksi. Kui mitte kõige värskem riik isegi. Lõuna-Sudaan. Kurat, vaatad peale, siis ei tundu küll Eesti lipuga sarnane, korralik siuke mingi Afganistani lipu sarnane pigem. Aga Lõuna-Sudaan, what is the newest country in the world? Is the newest country in the world? Saame siin täna targemas ka, panemegi rohkem rõhku mälumängule. Ja daamid ja härrad, saatejuht on täna suurepärases vormis, tõepoolest on selleks Lõuna-Sudaan.
2011 aastal siis 9. juulil saavutas Independence'i ja 2 paari mõlemale jäi tulega see mast kokku ja Birgiti ainukesed reaktsioonid on siin, oh my god, praegu lihtsalt. No ei ole hullu, ma ütlen ausalt, olen ise selles rollis olnud seal ja olin ka kuni viimase vooruni täitsa nulli peal, siis sain ühe 37-50 kätte. et sa oled vähemalt mälumänguga skoori avanud ja 200 punkti läheb veel mängu, aga selleks, et pank läheks suuremaks, hoiame ikka teisile ka pöialt ja loodame, et tuleb siit 150 eurot juurde Kusarri ja Enchantimalli vastu. Ai, siga bluffis. Ei pruukinud bluffida, aga siga panustas. Siga panustas ja siis ei ole enam jamad 7 miskit teha. Queen of Risk on küll uus kasutaja nimi seal. Võrreldis eelmise hooajaga. Mulle meeldib see tugev enesekindlus, mis kiirgab sellest nimest, et riske oled valmis vastu võtma siis teisi, nagu ma aru saan. Jah, täpselt nii. Aga mis sa arvad, kas sa muidu oled elus ka selline, pigem nagu siuke, et natukene adrenaliini sõltane, et otsid mingi siukseid riske tihedamini kui keskmine inimene? Viimase ajal on pigem seda vähem olnud, aga ma arvan, et see võib muutuda. Kas sa oled seda Twilighti näinud või lugenud? Videviku saagat? Kindlasti ma arvan, et olen näinud, jah. Seal oli siis, kui Edward läks minema, siis Bella hakkas riske otsima. Ma mõtlesin, kas sa oled nagu samastad ennast Bellaga. Issa, mis seost. No ta läks ju mingi kaljude äärde ja tegi mingi hüppas vette, siis tulid mingisugused teemonid ja hakkasid teda seal uputama ja ma ütlen igavesti äge. Ma soovitan kõigil Twilighti lugeda. Mina Tabiveres lugesin. No nii, ja siit tuleb ilusasti duubel ka Pocket 10-etega. Mina arvan, Gert-Martin Ahval on kindlasti Twilighti lugenud, nagu ma isegi kahtle selles. Aga enne kui me lähme mälumängu tegema, enne kui me õnnitleme teisid järjekordse 150 euro võidu puhul loodetavasti, siis teeme ühe äriklassi veel ära. Meil on ilusasti 50 nime äriklassis, loosime kellelegi 10 eurose Exapro pileti. No saitpot tuli, las see väike kahene jääb, siis saabki teda teist venda kergemini bluffida loodetavasti. Või ta ei julge isegi tulla. Ei, ikka julges. No siis tal on hea käsi ka. Kuni 8 vähemalt. Peaaegu. No nii, aga loosiratas keerleb ja pöörleb ja tiirleb ja täna annab 10 eurot kätte ei kellelegi muule kui KL 1980. KL 1980. Palju õnne ja edu sulle Unibetis Hexaprod mängides. Pirks, mis on sinu kõige tugevam pokkeri formaat? Kas cash, turnad või spinnid ja heksad? Turna vist ikka, ma arvan. Cash on siuke... Vaata, cashis on hea see, et ma nagu oma peas mõtlen, et tahaks seda hit and run'i teha, vaata. Aga seda ei tohi teha cashis, see on nagu maailma mingi kõige ebaviisakam lükke, mida teha. See on küll. Kuigi see on lubatud, see ei ole nagu millegi vastu, lihtsalt iseasi, kas sind järgmine kord sinna cash game'i lastakse. Oota, aga Pirks, mis on sinu kõige meeldejäävam pokkeri võit? Elus või turniiri võit? Mida sa kõige olulisemaks pead enda karjääris? Võit. Jah. No ei pea olema esimene koht, võib-olla ka. Pean panema meie selle Wismari klubi sinna. Seal on olnud väga mõnusaid turniire. Hittiv tonk ja oled selle ära ka võitnud? Ei, tonki ei ole võitnud. Tonkil seekord ka liiga hästi turniiril läinud, cashid läks paremini. Aga seal vist on olnud eelmine aasta vist oli isegi 3 võitu äkki. Hopstigi. See on tore mängida, selle võtta oma seltskond ka siuke homid ja seal ei anta üldse armu. Tegelikult seal on nagu jumala mingid prod koos. Ma arvan pigem vastupidi isegi, et pannakse veel rohkem survet. Et inimesed nii-öelda kämblivad seal oma kätega rohkem. Ei võtta seda mängu võtta võib-olla nii tõsiselt, kui kuskil on, ma ei tea, on näite mingi meistrivõistlustel midagi. Aga kas sul on meeles enda elu esimene pokkeriturniiri võit ka? Jaa. Kus see oli? Hiltonis ja kas see oli mingisugune nädalaturniir või mingisugune? See oli üks Royal Flushi turniir, nädalaturniir, mingi teisipäeva, neljapäeva mäletamispäev see oli. Ja see oli siuke turniir, kus mul oli vahepeal, mul oli 1,5 blindi alles. Jaa. Lider oli 1,5 blindi ja mul tuli sellest üles ja võitjaks.
Vau, eriti äge story ka sellega kaasas, et neid saab ta enamik mängijad, eriti kui nad laivis mängivad enamasti, saab ühe käe sõrmedel üles lugeda, kus sa oled nagu nii väikese stacki pealt või sellele lähedase stacki pealt üles tulnud. Laupäeval oli üsna sarnane seis, mul oli mingi paar blindi vahepeal alles ju. Olid ja jõudsin ikkagi päris kaugele. Muidugi. Oi, kus nüüd oleks seda 6 vaja, kus nüüd oleks vaja seda tipime diilerit ja äkki paneb selle 6. Ei tule seda 6 küll, aga ka sellest voorust tuli vähemalt 75 eurot juurde, seisult 325-100. Lähme ja paneme neidude teadmised pildivoorus proovile. See laadi ostis mulle paadi, lennutas üle maani, minu kui mu vennad, aga kõigist, keda ma kaotanud olen, igatsen ma enim iseennast. Kustuta mu nimi ja mu number, kui kogemata pannud olen paberile tunde, siis põletana teegiga või lihtsalt viskad tulle ja unusta, et kuulusin kord sulle. Kustuta mu nimi ja mu number, kui kogemata pannud olen paberile. Tänane pildivoor on pühendatud 100% meie vabariigi aastapäevale ja mõlemad küsimused on selle temaatilised. Nii et tundke oma kodumaad, pildivoor on ees ootamas. Küsimus tuleb mõlemale, aga esimesele küsimusele saab taaskord Birgit esimesele vastata. Ja küsimus on väga lihtne, näitame teile ühte hoonet ja küsimus. Millise Eesti ministeeriumi hoone on pildil? Oota. Millise Eesti ministeeriumi hoone on pildil? Kas on isegi valikuvariante vaja? Paneme igaks üks valikuvariandid ka peale. Sotsiaalministeerium, Regionaal- ja Põllumajandusministeerium, Kultuuriministeerium või Haridus- ja Teadusministeerium. Suht nõme, kui siuke küsimus on ja vastust ei tea. Ütleme niimoodi, et piinlik on veits. Ei pea piinlik olema, ega ei jõua kõiki ministeeriume läbi käia, kui ei ole ministeeriumite inimene. Mis asja, meil on ju mingi ühisministeerium nüüd. Mis vaja see on seal? No, kas see nägi välja? Ühisministeeriumis on ju kõik olemas. Peaaegu kõik, aga tundub, et need on ikkagi eraldi hoonetes. No, pakun variant B. Paneme lukku variant B, Regionaal- ja Põllumajandusministeerium. Ei ole see siiski Regionaal- ja Põllumajandusministeerium. Teisi, kas sinu jaoks oli hoone tuttav? Pigem ei vist. Pigem ei. Arusaadav, aga seest 3 varianti on alles, nii et natukene lihtsam pakkuda. Jah, aga kui nüüd midagi välistada, siis ma jääksin A või C juurde, sest Haridus- ja Teadusministeerium omast arust teab, milline on. Omast arust, aga saab näha. Ehk siis jääb A. Paneme lukku. Sotsiaalministeerium. Variant A, kas see on Sotsiaalministeerium, mis me nägime pildil? Ei ole. Nüüd on Birgit, sinul 50-50. Kas lähed teisi riidiga või lähed enda riidiga? Appi, ma ei tea. Issa, ma tõesti ei tea. Kõige hullem ongi see, et see on täiesti 50-50, kuna ma tõesti ei tea nagu kumbagi. Väga põnev. Ma pakun puuselt C. Kultuuriministeerium, aga ma ei tea. Paneme lukku. Variant C, Kultuuriministeerium. Mis ei ole, tegu on Tartus Munga tänaval asuva Haridus- ja Teadusministeeriumiga. Muuseas, ma eeldasin, et sa teadsid ka superministeeriumi, kuid seal asub neil vaid esindus. Vot selline lugu, nii et teisi saisid 100 punkti juurde, aga tuleb järgmine Eestimaa teemaline küsimus ja seekord saab teisi esimesena vastata. Üks. Pildil näete üht Eestis pärismaist põõsaliiki ja selle marju, mida on ka võimalik süüa. Mis on selle põõsaliigi nimi? Väga lihtne küsimus. Kas on tegu harilik tuhkpuu, harilik lodjapuu, harilik kukerpuu või hariliku karvase sõstraga? Vot. Siuksed. Harilik lodjapuu. Puusalt. Paneme puusalt harilik lodjapuu ja võtame siit vastu 100 punkti veel juurde. Ma teadsin seda vastust. Sa teadsid lodjapuu vastust. Jaa. Aga teisi võtab siit. Nüüd läksid küll. Ma mõtlen, oleks teistpidises järjekorras olnud, oleks läinud kõik teistmoodi. Aga teisi saab 100 punkti juurde. Seis hakkab minema selliseks, et Birgit, nüüd on vaja gaas põhja panna. 525, 100. Mängime kolmandat vooru pokkerit. See laadi ostis mulle paadi, lennutas üle maani, minu kui mu vennad, aga kõigist, keda ma kaotanud olen, igatsen ma enim iseennast.
kustuta mu nimi ja mu number, kui kogemata pannud olen paberile tunde, siis põleta nad leegiga või lihtsalt viskad tulle ja unusta, et kuulusin kord sulle. Kustuta mu nimi ja mu number, kui kogemata pannud olen paberile. No vot siis, kolmas voor, Birgit alustab kohe hooga, võta see 100 sealt ära, no vot ja nüüd jäävad ilusad rahad, 150 või 200 ja seda ongi praegu vaja, et tuleks üks jurakas hitt, no 150 oleks abiks päris korralikult, tuleb 150 auhinnafondiks. Vot, kas meie vaatajad ka siin teadsid, siin oli vahepeal vaatajal küsimus ka ja küsis meie vaataja keegi. Loosir, küsis Teisiti Birgitilt, ma küsin Teisi sinult esimesena, et kas on ka mingi lemmikkäsi pokkeris, et ässad on vale vastus? See käsi, mis on parasjagu Birgitil ees. 2-9 off. 2-9. Kas see... Miks? Väga hea. Nagu Wismaril on 7 ja 2, on minul 2 ja 9. Et see on nagu millegipärast on, see sümpatiseerib minu seda. Ja kui ma ei mängi, siis... Pokkeri teoorias on muuseas 2 ja 9 väga olulise tähtsusega käsi, sest see on üks nendest kätest, mis sa pead heads-upis, ei tohi tagasi tšekkida, vaid pead enne flopi positsioonis bluffiks pöörama, sest ta mängib nii kehvasti. Et sul on parem võimalus, kui sa enne flopi nagu, kui small blind sinu vastu lihtsalt koolib, siis sul pole mõtet tagasi tšekkida isegi in position, sest on isegi in position nii solk käsi, et siis on nagu hea ässadele lisaks balansseerida 2-9 offi. See on see käsi, millega keegi ei oota, et sa mängid ka. Ei, üldse mitte. Nagu seal hitid, siis on nagu keegi ei usu sind lihtsalt. Aga Birgit, ässad vale vastus. On sul mingeid lemmikkäsi? Ja 5-6 suited. 5-6 suited. Väga lihtsa põhjusega, seepärast, et see on ainuke käsi, millega ma olen kunagi laivis turniiril Mastiria saanud. Kas see oli äkki sellel samal sellisel Royal Flush turnal ja said sealt mingi väikse see ei olnud vist see oli minu arust hiljem mingil muul. Aga see oli väga-väga magus. Aga kas sa kunagi oled enda elus Royal Flushi ka saanud või? Laivis ei ole, online'is jah. Online'is oled jah? A Teisi sina? Kes seda enam mäletab? Kes seda enam Royal Flushiga välja võetud. Järelikult, kui isegi olen, siis pole see nii oluline olnud. Mina ka, aga see on ikkagi jube arvuldane küll see Royal Flushi saamine. Nagu Omaha mängijana siis seda näeb natukene tihedamini, aga ikkagi ma arvan, et julgelt mingisugune heal juhul võib-olla 10 korda elus olen saanud seda Royal Flushi ja miljonite jaotuste peale. No nii, Padel V535 ja Queen of Risk. Mõlemad 150 euro peale mängimas, kõrval ka 25-ne käimas. Ja vaatame siis, väga oluline voor on see kolmas voor, seda kutsutakse, tegelikult ei kutsu seda keegi, aga kutsume seda praegu, nagu, mis see on, et moving day või? Nagu disco-ilfis öeldakse moving day sellise asja kohta, et see on see voor, kus sa pead nagu justkui nagu lükkeid hakkama tegema, kus on võimalus teistelt eest ära rebida või siis kõvasti järele tulla, et kolmas voor on alati väga-väga-väga tähtsas rollis või eelviimane päev, kui on mitmepäevane võistlusroll spordis ja nii edasi. Birgit, sina oled teada-tuntud padelimängija. Seda teab nüüdseks vist igaüks, ma arvan, et see on nagu jäänud väga suureks osaks sinu isiksusest ja see on tore, et sa padelit mängid, mina kiidan. Aga kas sa oled enda elus ka mingeid muid spordialasid nagu väga tõsiselt nendesse suhtunud? Oled sa sporditaustaga tüdruk? Tantsinud olen, ma ei ole nagu hullult võistelnud, aga tegelikult isegi oleme käinud kuldsel karikal oma selle nagu tantsutrenniga, aga gümnaasiumisse läksin, siis läksin tantsutrenni. Enne seda ma olin tegelikult ju, käisin muusikakoolis lihtsalt nii kaua. Siis on meil selle sama koha peal, kus sina täna istud teist saadet järjest juba tantsija. Mis tantsuga sa tegelesid? Oli see mingisugune tänavatants, postitants, rahvatants? Kas sa küsisid praegu, kas see oli tänavatants? Postitants või rahvatants? Postitants on ülipopulaarne tänapäeval. Nagu väga paljud, minu vähemalt Instagram on küll täis hunnikutes inimesi, kes tegelevad postitantsuga. Ei olnud postitants, see oli siuke stiil nagu club freestyle. Ta on siuke mingi hip-hopi, džassi ja cheer nagu kokku, something, ma ei tea. Ehk siis siuke väga aktiivne tantsimine, nagu ma aru saan, et kas need mingi JJ Streetid ja sellised teevad suht sarnaseid asju, nagu ma eeldan siis, jah?
Ei, Ei või? ei, ta ei ole tegelikult hip-hop ka. Sa pead guugeldama ühesõnaga, siis sa saad aru. No tegelikult meie Discordis on ka Birgiti tantsuvideod üleval. Te olete näinud seda tantsuvideot, siis saad aru, mis stiil see on. Ja kui keegi ei ole, siis olete oodatud liituma meie Discordiga, nagu te olete oodatud liituma ka meie liiga etappidega, kallid sõbrad. Veel on võimalik täiesti tasuta turniirile peale saada parooliga Flip TV ja 11-eurone liiga etapp, mille võitja saab ka kutse siia saatesse. Algas kell 20.30, olete oodatud ka sinna registreerima parooliga Unibet Ühik TV. Mõlemast turniiri osalemisest tehke pilti, laadige üles win.ee/Ariklass ja osalete kõikide piletite loosides, mis me täna siin teeme. Nii, see on, kas Ryan Angelos on teid seal üks juhendajatest? Jah, mis tantsu alla liigilduks Ryan Angelos ja Birgit veel eriti sinult küsides, sina, kes sa ei pruugi isegi teada, kes on Ryan Angelos, sest sa tavaliselt neid kolmanda Eesti kultuuritegelasi liiga täpselt ei tea, kas sa tead, kes on Ryan Angelos? Ei. Teisi, kas sina oled kuulnud sellist tegelast nagu DJ Ryan Angelos? Okei. Meil on, no siis ma ei saa küsida ka seda, et mis tantsu alla nad liigituvad. Et siin on erinevaid pakkumisi ka tantsimistest, aga tantsimine siiamaani sul selline hobi või? Minuga räägid nüüd? Nojah. Jah, ma ei saanud aru, sorry. Ei, kas selles enam ei käi? Pole käinud ammu. Ma lõpetasin tantsutrenni asja ära siis, kui koroona hakkas, sest meil trennid läksid Zoomi. See on nagu oli iseenesest mõistetav, kuna seda pidi tegema, on ju. Et koha peale ju koha peale minna ei saanud, kokku saada ei tohtinud, aga mulle ei istunud see üldse, see läbi video kodus pehid seal midagi, vaatad läpaka videos, kuidas teist tantsivad. See ei ole päris see, mille pärast käia seal. Aga kas klubides käid endiselt ikkagi tantsimas ja ennast välja elamas läbi tantsu? Vahel küll ja me käime isegi nende tantsutrennikatega, kui nendega kokku saamine on, siis me kusjuures lähmegi meil on see, et me lähme klubi ainult selleks, et seal tantsida. Meid ei huvita üldse see mingisugune, nagu vanasti läksid, lähed lantima, vaata mingi täisjooma ennast, vaata. Me läheme konkreetselt tantsima. Fair, aga ma olen seda päris palju kuulnud, et no tantsukäng on muidugi siuke ka, et me teeme nagu põhimõtteliselt seda klubi mingi ringi ja keegi sinna ringi sisse ei saa ja kui keegi sellega on tagant nügib, siis on kõigil nagu rusikud käigus, vaata, et nagu me ikkagi teeme endale ruumi, et meil läks tantsida ka, vaata. Oh god. Ma olen mingi tantsumappia seal keset seda ennustada. Aga dance battle'id ei taha võõrastega siis teha, et ta läheb mingi kutsuda, sest seda ei toimu. Ei. Hea küll. Ei, no minu arust nii ongi vist kõige lõbusam. Ega muidu ei oleks klubis lõbus kaota, aga minu arust lantimas käisid nagu pigem nagu mehed ju. Ja naised siis nagu pigem olid nagu landitavad või sa käisid ise ka niimoodi lantimas siis? Ma ei pea vastama sulle. Hea küll. Selge pilt, arusaadav. Erk, ma ei näita mitte midagi sulle. Oked, kaed, hoia ja keela, ära keela, hoia 150 eurot jälle juures, see on täiesti pidurdamatu hoog, mis teisil sees on ja selle üle on ainult hea meel ja varsti teisi ma hakkan muretsema lihtsalt sellepärast, et Birgit põhimõtteliselt enam ei võida, aga et nagu, et lihtsalt, et seda pankaraha juurde ei tuleks jonnist, aga paneme selle 25-se ka korra ette ja vaatame, kuidas selle 25-sel läheb. Seal on 6 big-blindi alles, aga blindid on juba suuremad, aga Birgitil on 25-sel, seal 50-sel kukkusid välja või? Ja sul on vähemalt korralik auhinnafond, 125 eurot. Et tegelikult... Jah, tahaks seda kätte ka saada sealt. Ja juhid. Nii, kokku... Ma olen kõikidel turniidel vahepeal korraks juhtinud. No võta nüüd emandatega ära, eelmine kord Kunn Nixi vastu ei pidanud, seekord vast ikka peab. Risti 10 ei tule. Nii et väga hea, suurepärane. Kutsusid Risti 10 välja praegu või? Ma sain aru, et kui ma kutsun nagu vastasele aute, siis meie võidame. Ma olen nagu anti-jinkser praegu. Nii, aga meil on ka kokkuvõtte DJ Ryan Angelosest ja pange nüüd tüdrukud kõrvad kikis on oluline informatsioon. DJ Ryan Angelos on Eesti interneti kuningas kukk. Ta on nii halb, et ta on juba hea. Ta on meeldetuletus meile kõigile, et kui sul on piisavalt munasid ennast lolliks teha, siis sa võid saada legendiks. Väga hästi kokku võetud, muuseas ma tahaks öelda selles suhtes, et DJ Ryan Angelos oli ju see mees, kes ütles legendaarsed sõnad, pange õlut, võtke naisi ja tuju hea. Naised teevad veel parem. Ja, just täpselt. Teisi sul on üks 50-ne veel selles voorus teha, võid ennast ka sinna ära registreerida. Nii, vot, super-duper.
vaatame, kas Birk saab nüüd 125, see oleks praegu tegelikult hoiaks seda mängus sees küll. Annaks, vähemalt ei laseks ka teisid liiga eest. Vajalik praegu tegelikult. No nii, trappisid, tõstsid 2,5 ja 3 on pihtas ja see tuleb ära. Äkki Kristjan läheb vait. Ma oleks pidanud vastasele auto. Ma ütlen kohe, kui ma olen sinu poolt, tuleb vastasele ära. Nii et ise sa ei saa, sa oled ise süüdi sellesse, kuna sa enne kord olid pahane, et ma vastasele auto. Siisus, no. No nii, The Watcher. Võtame nüüd ikkagi, teeme The Watcher on mulle minu arust 2 korda juba säru teinud siin. No seekord 3. ikka ei tule. No see on S4-ga on kindel võit ja ongi olemas. Ja ongi olemas. Sa oled täiesti haigi. Sa oled täiesti haigi. See ei ole võimalik. See ei ole võimalik. Oh my Seisust ei saa enam ju kaastada. Oh no, Birgit ja ka teisi praegu peaks sulle ka või sinu käest ka vabandust paluma hetkeseisuga. Oh jummel, no nii, 12 big blind'i, no nüüd oleks vaja tagasi tulla. 2 korda edumaast sisse ja no need olid suhteliselt flip olukorrad, aga hea agressiivse mänguga sa oled ikkagi püsid. Sõbrad, kas saab auto mukka panna või? Saab auto fold panna siin või? Nii, oi, no see. Oi, ja Gert-Martin Ahmanini jõudis praegu esimene. Kohe jõuab teine ka. Aina paremaks läheb. Sa saad ässa esindada ju. Ta limpkooli pässaga või? Vaevalt ju. Sorry, et ma sulle head nõu andsin. Aga põmm, väga hästi tehtud. Ilus bluff. Väga ilus bluff oli see. Nii, nüüd meil on jälle edumaa. Mulle meeldib see, kuidas sa lihtsalt väsimatult ikkagi pattanilt tõstad 2,5, et nagu lihtsalt julmalt surve peale. Samal ajal teisil 150 euro peale siis käimas. Teisi hetkeseisuga mängu pannud 375 eurot, tagasi saanud juba 375, aga siit on võimalik veel 150 juurde ka saada. Queen 6, never lose. No äkki tõmbab flipi ära, ei tõmba kuidagi ja jääb 2. Jomma-joo. Jääb siin. See oli valus, Birk. Senimaani on see valus olnud, aga võib-olla see on aasta edulugu, mis siit nüüd tuleb poistega. Ma juba tunnetan. Ai, okei, seekord. Okei, oleme mängus. Aga ikkagi see 7 käsi, ega midagi lihtsalt ei ole küll nende 7-tega kunagi, see on tõsi, sellepärast tasubki enne flopi all-in ära panna. Siis on nagu ei pea muretsema selle pärast, mis lauda jookseb. No nii, S-kunniga tagasi, S4, 5,6 big blind'i. See oleks juba täitsa ja on tehtud see. Hoiame samal ajal. Ära seda liiga vara ütle, palun teisi emandad küll peavad. Seda ma usun 71%. Ai jaa, okei, ma hakkan edaspidi vait olema lihtsalt tihedamini. Üldiselt, Birgit, kas sa kõrval ennast teisele 50-sele oled nõus ka ära registreerima, palun? Ei. Võiting listi, teisil saab siin see 3 juba läbi, muidu me jääme siin mul on veel võimalus. Jaa, see oleks veel eriti magus tagasi tulek. Eks ole. No ja Birgit on ka siin juba võitmas seda turniiri. Uskumatu ja tuligi tagasi. Ongi tagasi 22,4 peal. Mis asi see on? Mul on ka lootust. Ja teisi tuleb, mis skriptid need siin on? Nii, Birks, ma panen sulle nüüd küll selle 125 kirja ära. Sellest, nüüd võib küll ametlikult öelda. No sa oled ees ka ja sellest seisust enam kaotada ei saa. Tehtud 125 eurot tuli ja Birgit saab ka pokkeri kaane maha ja registreerib ennast 50-sele. Paneb seal kirja, näed karikas, põmm virtuaalne karikas, naudime seda mõnda aega ja väga õigel hetkel, kohe kui tuli suurem auhinnafond, Birgit võttis kokku, võitis ära. Teisil siin 50-sest juurde ei tulnud, aga noh, vaatame siis, elame kaasa sellele Birgiti viimasele 50-sele kolmandas voorus, noh 150 oleks kena, aga 100 on vajalik, ütleks lausa. No mõni ütleks isegi hädavajalik. No teoorias hakkame siin teooriaid tegema. Tegelikkuses mälumängus läheb selles voorus 200 punkti teoorias välja, kui Birgit võtaks siit 100 ja peaks ka mälumängus hiilgama 200 punktiga, siis tegelikkuses oleks vahe kõigest 150 punkti. See on siis kõige ideaalsem stsenaarium. Kui läheb nüüd niimoodi, et ei tule 100 ja teisi võtab ise 200 punkti, siis on vahe juba raske, väga raske viimases voorus kinni püüda.
selline on reaalsus. Jonna tundub see, mõlemad vastased olete saanud täna palju nende vastu mängida, nii Jonna kui ka Enchantimal, kas on nagu segu Animalist ja Enchanterist või midagi seukest. Teisel on 3 mängitud juba? Jah, nüüd ootame sinu järgi. Nüüd ootate minu järgi. Jah. Ma mitte teisid küsimustega. Ei, Pirks ikka. Oota, mis teisi? Mina pean plekki teenima praegu, ma ei saa. Et mul on need head AI küsimused sulle, et kui sa oleksid pokkerikaart, siis mis pokkerikaart sa oleksid? No mul ei ole praegu mingit muud varianti, kui ma panin endale kasutanime siia ka ju vastavalt sellele. Ristiemand või? Ärtuemand. Ärtuemand. Ma mõtlesin, et nagu risk ja risti. Nagu südamed nagu armastusega, vaata ka ikkagi nagu. Muidugi. Oota, mina mõtlen, kas mul on lemmikmasti. Must pigem Ärtu ja potid on ikkagi meeldivad rohkem kui risti ja ruutu. Risti ja ruutu on nagu igavad. Ja täpselt, nõus. Poti peab olema nagu ka sellepärast, et ta on ju kõik see tugevam ikkagi. Jaa, poti ja ta on ikkagi siuke, noh, ma mäletan, elu esimene tatoveering oli ka, ma vaatasin Roundersi filmi ja siis seal oli sellel Snake karakteril oli siin varruka sees oli poti äss, vaata, et tal on alati Ace on his sleeve. Siis ma mõtlesin, ma teen samasuguse ja siis mulle tehti hästi inetu potimärk tehti sinna. Ja ma niimoodi kahetsesin seda, kui ma lõpuks selle üle lasin. Kuidas? Kus sa tegid selle tatoka siis? Tegingi siia samma kohta, kus selle filmi tegi. Kes see tegi sulle selles mõttes? Saaremaal mingisugune tüdruk, kes oli tegelikkuses tatoveerimissalongi nagu retseptsionist. Ta ütles, et tatoveerijat ei ole. Ja tatoveerijat ei ole ja siis ma ütlesin, tee ise. Ja siis lasin viina samal ajal ja lasin endal tatokat teha. Väga õudne, see oli mu elu esimene Saaremaal käik. Ma sain tuttavaks seal ühe neiuga, kelle nimi oli Meta. Ja väga huvitav nimi. Ma pole sükest nime olen kunagi näinud, aga võin arvata, mis aine mõju all see laps sai tehtud. Aga me väike jätkame siis. Tegelikult Birgit, mul on sulle ka küsimus, et kui sa oleksid kaardipakis mingisugune kaart, siis mis mast ja mis kaart sa oleksid ja miks? Küsimus see sükka on. Ai, küsimus, et ta just ütles enam. Küsi AI-lt midagi muud. Las ta käib midagi muud ette. Nii, siin on küsimused AI-lt, Birgit. Kuule, kas sa mängid pokkerit sellepärast, et sa oled päriselt hai või lihtsalt naudid seda tähelepanu, mis sa pehmo meeste keskel saad? What the hell? Ma hakkan järjest niimoodi küsima. Korda mööda, see oli Birgit, see oli sinule. Kumb? Ma isegi ei mäleta küsimust enam. Et kas sa naudid pigem tähelepanu, meeste tähelepanu pokkerilauas või sellepärast, et sa naudid mängimist? Obviously naudid mängimist. Teisi, mitu korda sa oled kasutanud oma naiselikku šarmi, et mõni uimane kuksu all-inni kinni maksaks, kuigi sul oli puhas õhk käes? Millised küsimused? Ei oska vastata, jah. Neid on tegelikult ette tuldi, vaata, tegelikult kui sul on nagu kõrval on inimene, kes on täiesti nagu ei adu öödega mütsi, selles mängus parasjagu, kes on liiga juua täis või mis iganes, et siis tuleb nagu lihtsalt nagu... Isegi mina olen meestega flirtinud, et nad foldiks. Ei, või nagu üritanud neid meelitama foldida saama. Birgit, mis tunne on mängida lauas, kus 90% on higised mehed? Kas ta tunned ennast seal nagu hunt lambaias või nagu eksinud pehmovampiir? Pigem tunnen ennast väga ebameeldivalt, kui on kamp inimesi, kes higi järgi haisevad. Kas on juhtunud, et mõni mees haiseb higi järgi ka pokkerilauas? See on päris õudne, aga seda on juhtunud, jah. See on päris kohutav ja sa ei saa mitte midagi teha ka. See lihtsalt konkreetselt ma võtangi oma pusa ja ma istun seal niimoodi. Siin tähelepanu kõikidele vaatajatele, ma arvan, et see on ka üks osa pokkeri eetikast on pesus ära käia enne, kui te lähete rahva sekka. Enne, kui sa tuled rahva sekka siuksesse kohta. Deodorant peaks olema reaalselt igal inimesel nagu aamengirikus ausalt. Ma tean, et mõne inimene ongi nagu, nad ei saa midagi teha, nad higistavadki rohkem, aga deodorant on tõesti hädavajalik asi. Ja deodorant ei muuses siinkohal väike nipp ka meestele, kuna meil on siin siuke väike Andrew Tate'i moment ja nupukene siin, siis deodorant ei asenda pesuskäiku. Et see on nagu see käib peale pesus. Nagu nii öelda, aisu peale, see teeb 10
korda hullemaks. Ja, pikem teeb. Aga Daisy, mul on sulle järgmine AI küsimus. Kui sa kaotad suure panga mingile pasanäole, kes mängis täiesti valesti, siis kas sa lähed koju nutma või valad endale ühe kange ussiviina ja tuled järgmine päev tagasi, et see kukk paljaks varastada? Mitte kumbki vastus pole õige. Ei, mitte kumbki. Et koju nutma, ei. Ja järgmine päev tagasi. No kui tihti on meil selliseid turniire, kus tuled järgmine päev tagasi ja sa mängid temaga samas lauas ja sa saad tühjaks teha. Veer, ehk siis sa ei ela liiga hullult mingid bad beat'e ja sellised asju üle? Ei, kindlasti mitte. Aus, kõige õigem vastus ka. Ja Birgit, sinule, kes oled pokkerimaastikul kaua tegutsenud, ka mingil määral nagu juhtivas rollis, siis väga tähtis küsimus sulle. Kas sa arvad, et naiste turniirid on vajalikud või on see lihtsalt üks pehmo erand, sest tegelikult te kardate päris alfalaudades meestega rinda pista? See on väga tore küsimus, aga mis arvad väga toredalt sõnastatud. Aga tegelikult naiste turniirid, ma arvan, et on väga vajalikud seepärast, et ma arvan, et kõik naised ei tunnegi ennast mugavalt nende proodega seal meestega mängimast ja ainult naiste seas kas või algust teha, ütleme niimoodi, et kui sa tuled siseneda alles pokkerisse, siis naiste keskel on seda kindlasti meeldivam alustada kui selles tõsises meeste seltskonnas, kuna ma ütlen ausalt, et nagu ma ei taha diskrimineerida kedagi, ma ei taha solvata kedagi siin, aga mehed on, meestest õhkab lauas seda, et kui on algaja lauas, siis mehed ärituvad kiiremini, mulle tundub, kui naised. See on, ma muuseas, kui ma selle peale samal ajal, kui ma küsisin, hetkeks mõtlesin, ma oleksin ilmselt midagi sarnast öelnud, et see on kõvasti algasõbralikum, et just alustajatele niisugune hea keskkond, et kuidas tutvust teha, nagu võib-olla mitte nii. No, ma tean, et naiste turniirid on täpselt sama competitive kui meeste turniirid, aga võib-olla mitte nii vainulikus keskkonnas esialgu või nagu nii agressiivseks keskkonnas. Kindlasti, ma arvan, nagu sõbralikum koht, kus algust teha. Aga kui te jääte naiste turnadele liiga kauaks, siis see võib parajaks ussipesaks muutuda. Nüüd läheb aga täielikuks mälumängu teadmiste kontrolliks klassikaline mälumänguvoor. See laadi ostis mulle paadi, lennutas üle maani minu kui mu vennad, aga kõigist, keda ma kaotanud olen, igatsen ma enim iseennast. Kustuta mu nimi ja mu number, kui kogemata pannud olen paberile tunde, siis põletana teegiga või lihtsalt viskad tulle ja unusta, et kuulusin kord sulle. Kustuta mu nimi ja mu number, kui kogemata pannud olen paberile. No nii, tublid naised, te olete mõlemad pokkeris väga tublid olnud, teisil on senimaani läinud veidikene paremini või ütleks kohe, et suisa palju paremini, 3 korda paremini. 375 eurot versus 125, aga pokker on õnnemäng. Seega seal on vaja õnne kui ka oskusi, aga vahetame nüüd siin kolmandas mälumänguvoorus selle skripti ära mälumängus ja laseme teisil esimesena vastata esimesele küsimusele. Ja lihtne küsimus on selline. Milline riik on järgmistest valikutest ainuke, kes on taliolümpiamängudel läbi ajaloo vähemalt 1 medali võitnud? Ülejäänud riigid ei ole mitte ühtegi medalit võitnud. On selleks Iirimaa, Leedu, Belgia või Portugal. Tegu on siis taliolümpiamängudega. Tuleb nii välja, et 3 nendest 4 riigist ei ole mitte ühtegi medali mitte kunagi. Mul on väga suur tahtmine pakkuda siin B ja Leedu. Ma ei ole kindel, kas see nüüd ka õige on, aga sisetunne ütleb ja ma panen sisetunde järgi. Paneme sisetunde Leedu, kunagine Euroopa hiid ja miks mitte ka taliolümpiamängudel tegusid teinud, aga ei ole Leedu mitte ühtegi medalit saanud. Minu jaoks ka suur üllatus. Birgit, sinu võimalus. Ja väga lihtne küsimus ei ole. Ei ole. Ma ei ole nagu liiga suur olümpiakaasele, üldiselt vaatad ikka ainult neid, kui Eesti nagu ma ei tea, mängib või sõidab või mis iganes seal tehakse. Võistleb näiteks. Aga ei, arusaadav. Ka mina ei oleks. Ma mõtlen, sa ikka... Vihjena võin öelda, et isegi see aasta võitis see riik ühe medali. Really? Jaa, vot nii. Ja medaleid on võitnud suisa mitmeid. Mitte ainult 1. Aga siis ma pakun Belgia.
No paneme lukku variant C ja Belgia, äkki seal on kõvad uisutajad, suusatajad, mängijad ja osalejad. Nii on Belgia, muuseas võitnud kokku 9 medalit. Selle aasta mängudelt on neil ette näidata 1 pronks segameeskonna lühiraja uisutamisest. Seal, vaat see kusjuures ma olekski pakkunud Belgia esimesena ka, sellepärast ma mäletasin, et seal vist oli see lipp. No võt, näed, ja teadmistest kasu, vahe kohe oluliselt väiksem, 675, 325 ja Birgit, sul on võimalust teha 2-2 ja jätkame siis Eesti Vabariigi teemadega. Vabariigi aastapäeva pidulik lipuheiskamise tseremoonia, mis esmakordselt toimus 1989. aastal, toimub alates 2017. aastast Tallinnas taas Kuberneri aias. Lipp heisatakse päikesetõusul hümni saatel. Isamaalisi laule laulavad Eesti Meestelaulu Seltsi liikmed. Kõnesid võivad pidada ka muud tegelased, kuid 2 ametikandjad teevad seda iga-aastaselt, kellest 1 on Riigikogu esimees. Ja nüüd küsimus on, millised ametipidaja on teine kõnepidaja, kes seda iga aasta teeb? On selleks Eesti Lipu Seltsi esimees, EELK peapiiskop, Tallinna linnapea või Kaitseväe ülemveevel? Vot! Oota, kes see esimene oli? Kes meie kõne pidas? Esimene, kes kindlasti kõne peab, on Riigikogu esimees. Päris piinlik. Taaskord on nagu Vabariigi aastapäeva erisaade. Oleks ju võinud natuke mingit eeldet teha, natuke mingit. Aga hea uudis on see, et me saame siin saates täna, kui muidu Siim annab sellised suhteliselt random fakte, mis ei pruugi meelde jääda, siis targemaks saame me vähemalt Eesti riigi suhtes küll kõik. Okay, võt, nüüd mõtled küll, et oleks võinud vähemalt korra elu jooksul lipu heiskamisel ära käia. Ja kes see viitsib nii vara ärgata või nii kaua üleval olla? Okei, kes see loogiline siit võib olla? Riigikogu esimees ütlesid on ju? Riigikogu esimees on 1 neist, kes alati kõne peab, jah? Vaata, mis ma enne rääkisin sulle, et peaks pakkuma võib-olla seda mingit kõige haigemat varianti siit. No haigeid variante ei ole, siin on minu arust kõik 4 võiksid vabalt. No nagu võiks jah, see nagu jah, põhimõtteliselt võikski. Issa, ma pean midagi pakkuma. Jah, muidu läheb vastamise järjekord üle. Kohe, 5 sekundit. Oota, okei, mitte 5, oota. Oota, kes hakkasid 1, 2, 3, 5. Ma pakun... ma võin jumala võssi parem panna. Ma pakun B. Paneme lukku variant B ja peapiiskop. Ja see on õige vastus. Kaua tehtud kaunikene ja Birgit praegu võttis ülivajalikud 200 punkti mälumängust. 425, 675 siiski teisil päris korralik edumaa. Lähme viimast vooru pokkerit mängima. Loodetavasti saame selle panga veel suuremaks. See laadi-taadi ostis mulle paadi, lennutas üle maani minu kui mu vennad, aga kõigist, keda ma kaotanud olen, igatsen ma enim iseennast. Kustuta mu nimi ja mu number, kui kogemata pannud olen paberile tunde, siis põletana teegiga või lihtsalt viskad tulle ja unusta, et kuulusin kord sulle. Kustuta mu nimi ja mu number, kui kogemata pannud olen paberile. Mis ma panen 25? Jaa, kuna Birgit võttis 50, siis teisi võib 25 võtta tõepoolest ja siis jääb tal 2 50 veel lõppu ka. Seis on siis nagu öeldud 425, 675. Meie alustame seda vooru ühe äriklassi loosimisega. Loosime kellelegi 10 eurose Exapro pileti ja Margareeta küsib, miks Birgitilt sarnasele küsimusi esitasid. Ma võtsin AI-lt suvaliselt korda mööda hakkasin, mis seal need AI küsimused olid, et ma ei valinud välja seda otseselt. Et need olid Patroni legendaarse alfa AI küsimused, et siukse korraliku vimkaga. Aga Margareeta, sinust läks napilt mööda see äriklassi ratas küll, aga selleks, et jõuda digisiilini. Digisiil, palju õnne, sina oled võitnud endale 10 eurose Exapro pileti, aga 1 pilet läheb veel loosi. See AI kutsus Patroni vabastajaks. Oota, mille peale ta sind vabastajaks? Jaa, muidugi, et sa päästsid tema mingisugusest suvalisest AI ibast, oli see teema. No igatahes veel kord palju õnne digisiil ja kallid sõbrad, veel on aega liituda ka meie liigaetapiga. Liigaetapil on, kas me saame korra vaadata, mis meil seisud on, et kohe piilume, et kes see seal juhib.
ja kes ei juhi ja kuidas üldse läheb, et palju meil osalejaid on. Käime siis korra üle ka, et tänase liiga etapi võiduga saab. Mul on pekkis ka, kui sa selle ära kinni paned. No fakt on see, et garanteeritud 25 € tuleb siit niikuinii ükskõik, mis koht tuleb, aga esimene koht saab 2 sotti. Kuna auhinnafond tuli 10x teisil siin, siis raha tuleb siit kindlasti juurde. See on alati positiivne, saab mingil määral riskivabalt mängida. Liiga etappi 11 € on mängimas terve ports inimesi ja hetkel 21 inimest on veel mängus ja võib veel juurde ka tulla. Ja juhib Simon Cowell, teisel kohal Mike Nike, kolmandal kohal Sibula Juku, neljandal kohal Printsessika ja viimasel auhinnalisel kohal on hetkel ka täna Hexapro pileti saanud KL 1980. 6 minutit on veel aega turniirile registreerida, nii et minge võtke need punktid loodetavasti vastu ja tulge muidugi siia saatesse ka. Turniiri võitja saab kutse saatesse ja mida kirjum meie see seltskond on, kes siin käib, seda parem on. Ja seda saab ainult niimoodi, kui meil on neid võimalikult palju erinevaid ägedaid inimesi erinevate elukäikudega siin liigat ka kaasa mängimas. No Vinteve Live oli suurepärane näide sellest, et kuidas täiesti teise eluvaldkonna inimene võib väga korraliku pokkeriturniiri kinni panna. Toomas Vara võitis siis eelmise Vinteve Live'i ära ja Toomas Vara eelmine tulemus, mis tal kirjas oli, rahaline tulemus, cash oli 2014 aasta rahvaturniirilt. Wow. Nii et täiesti nüüd tuleb ja võitis Vinteve Live'i ja sellega kaasnevad 3360 millegagi eurot. Nii, padel 9-tega, ai jaa. Oh my God. Kui on selline päev, siis on selline päev. Just one of those days. Kruus ütles, et 35 prosa peaks õpetajale temale minema. Ma ise ei vaadanud seda podcasti, seda Unibeti podcasti, aga soovitan kõigile ära vaadata ka see Vara ja Kruusi jalka podcast, mis nad Unibetiga koostöös teevad. Esmaspäeval või eile läks siis, kui ma ei eksi, esimene saade välja ja täna oli Kossu oma. Et minge muidugi ja kuulake sellepärast, et ma arvan, et Kruus ja Vara on päris ausad tüübid, kellega Unibet koostööd teeb praegu, lisaks Vinteveele. Et nad pidevalt teavad, millest räägivad ja see, mis ma nägin vähemalt Toomas Vara puhul telelauas, kui ta oli, et kuidas mees suutis väga siukse mõnusa, nagu kõik ootasid, et saaks temaga rääkida sellel teemal, et ta on ikkagi nagu siuke, et nagu kõigil oli äge olla, siuke mõnus vibe tundus olevat nendes laudades õhtuni välja. Ja see on läbi selle oli lõbusam kommenteerida ka. Tere Odelvant sinule ka ilusasti ütleb. Tere õhtust 3 neidu ja ilusat head vabariigi aastapäev sulle Odelvant. Mina siiski neiuna ei kvalifitseeru endiselt. Birgit, mis toimub? Millega tegeleme? Ma ei tea. No sul on üks 50, jätame sul 1 50 lõppu, mine 25 praegu, siis on nagu võimalus, et tõmbad sealt 5 sotti auhinnafondi. Birgit, ma räägin sulle ära matemaatiliselt, mis sul on vaja teha, et selles voorus... Ilgelt, sul haigi räme suured auhinnafondid võtta? Jah, aga kuna teisi saab siit garanteeritud vähemalt 25 juurde, siis... Sul on vaja, et vahe oleks enne mälumängu vähemalt 200 punkti. Kui on suurem kui 200 punkti, siis on võiduvõimalused kadunud, nii et sul on vaja vähemalt siin 75. No kuna siit tuli 50, siis on vaja 50 on vaja lõpus kindlasti ära võita. Muidu saate võiduvõimalusi pole. Aga muidugi vaatame, kui teisi siit peaks selle näiteks ära võitma, tuleb siit 2 sotti juhuslikult juurde. No anna see 6. 6. Ei, seda 6 ei tulnud. 1,7 big blindi ei alles. Birgitil samal ajal open ender ja no ei taha tulla täna kokku need open enderid ega miski. Aga you never know, millal õnn pöördub. Mitte kunagi ei tea seda. Tänad lauda ja läheb uuesti. No täpselt. Kunn 10. No vaatame, kas tuleb see emand lauda ja läheb uuesti. Vaatame, kas pöördub ka siin 250-sel. Ja nagu teisi just näitas, on võimalik 10 korda auhinnafond ka välja võtta, nii et 50-selt siis 5 sotine. Täna ei olegi ühtegi 5 sotist välja võetud, nii et oleks ainult aja küsimus. No mingi lootus on, et vastane bluffib 3-4 potidega sidepotist välja ta ja siis meie poiss kõrge on hea. Nii et seekord mitte. Aga 250 sul selles voorus veel, panen sulle 25 € ja 25 punkti ka kirja. Oled enda saldo kasvatanud 400 pokkeris ja 700 punktides. Pole paha. Teisi on mänginud hetkel 10 heksaprood, võitnud neist 4.
ma ei hakka igaks üks ütlema, kuidas on läinud. Pirks, ma loodan, et sa võtad seda ikkagi, õnneks on sul pokri kogemust nii palju. Ja 700 punkti on, parandame kohe sellega ära. Võtad seda, õnneks pokri kogemust on Pirksil ka piisavalt palju, aga ma tean küll, et vaatamata sellele, et tead, et seal on see loll õnne element ja ükski flip ei tule koju või isegi kui ees oled, siis haiget teeb see ikka. Loosel küsib, Laassa Pervaturiannis ka mingit potentsiaali nägid, kui koos kommenteerisite või? Muidugi, potentsiaali on kõvasti ja tead, millest potentsiaal algab või? Ma muuseas isegi ei valeta, potentsiaal algab julgest pealehakkamisest ja seda julget pealehakkamist oli. Kõik muu on lihvitav. See on nagu, vaata nagu siuke diamondine rahv, et kui sa oled sellise lahtise jutuga inimene, siis on võimalik sinust vormida igasugust asja. Suudi kirjutab Teisile, et Teisi tead, ma ikkagi sain sellest tupsust lahti, meil oli saipet selle peale. Ja. No. Super äge, Suudi, ma olen väga õnnelik sulle. Ja sellega tuli mul meelde, kas sa oled olnud tublim kui mina ja jõudnud ka trenni. Või mina olen nagu päevad, kus mul on eesmärgid, et ma teen alla 100 sammu, mitte midagi rohkemat. See on väga hea eesmärk. Aga ei, kui sa minuga räägid, mina ei ole veel, ma ei ole veel trenni jõudnud, sest mu jõusaarkene ei ole veel valmis seal kodu juures. Jaa, sa ütlesid et kui sul see valmis saab, on ju? Edeneb selles mõttes, et tehnika on juba sisse veatud, et on lootust nüüd lähiajal. Okei, aga kui sa lähed, anna mulle ka teada, sest ma lubasin, ma lubasin, et kui sina lähed, et siis on nagu aeg ka sellepärast, et ma täna siia tulles jällegi proovisin erinevaid pükse ja siis nagu jube nagu ma ei tea, mis selle veega viimasel ajal toimub, et need püksid kokku kuivavad ja kokku on kõik kuivanud, aga Kristjan, kas sa tahad rääkida? Pesumasinas on asi, jah? Ja ma arvan küll, et mingid valed kapslid. Kristjan, kas sa tahad rääkida, kuidas sa eilset saadet alustada? Püksid nüüd palju lahti või? Ei no, tulin esimese asjana, tõmbasin püksid nöövid kõik lahti, ütlesin, sorry, ma ei saa, mul on nagu mingid valed püksid jalas. Kuule, väga ilus flop siin 6-9, aga loodetavasti Enchant Animal tahab siin hästi palju raha sisse panna. Birgitil ka ja võitis vahepeal siin all inni ja hea uudis on see, et üks vastane istub eemal ka. Kui nüüd selle The Watcheri tühjaks saaks tehtud, siis saaks viskilt lihtsalt saaks rahad ära võtta. Aga see väga lihtne ei ole austalus. Teisi Mikker, jah? Nii, ta vahel võib... Pani jooksu. Mikker pani jooksu. No otsime üles, vaatame, kas ta töötab. Ja tänud Suudi tähelepanu pööramast. Käime kokku nagu Saaremaa ja Tuulik, nagu Püstolid ja Kuulid, nagu Roosmaa ja Tuuli. Räpib Gert-Martin Ahman on leidnud endas sisemise nublu ülesse. Ui, oli shipping out. Oleks võib-olla saanud rünnata. Aga ei hullu, parem kindel raha kui mitte nii kindel raha. Ja siit tuli kindel raha. Aitäh, Suudi. Nüüd olen vist tagasi meelde. Suudi õnneks on tubli ja tähelepanelik. Ja Suudi, mina pean ka kiitma sind tubli, et sa selle tupsukese maha jätsid. Ma kujutan ette, kui raske see võib olla, minul oleks küll. Kui näeme, siis tähistame. Jah, on just. Tähistamist väärt. Väike šampaklaas kokku ja nii see läheb. Mis on minu koduke? No nii, poiss 8. Ai, no huvitav, et need 10, ei tulnud seda 10 ära. Huvitav, et need 40-60 olukorrad, just kui siin oleks nagu mingisugune stuudioneedus. No vaatame, Birgit just tõestab seda stuudioneedust. No hea uudis on see, et üks mängija endiselt istub eemal. et peaks olema nagu tehtavam. Aga kui ikka käspoiss emad 2 vastu ei pea, siis on kehvasti see lugu. Küsimus saatekülalistele, kas te sellist pokkerimängijat olete lauas kohanud, kelle nimi on Natšas Vipsis? Jaa, Teisi Sild, oled sa Natšas Vipsist kohanud? Ikka. Tuleb aeg-ajalt, tuleb ikkagi ette. Natšas Vipsist, talle meeldib ka tähistada neid tupsu maha jätmisi asju. No sul on 1-50 Teisi veel. No hetkeseisuga on vahe selles mõttes turvaline, et kui Birgit ei võida viimast 50 ära, oled sa tänase saate juba võitnud, aga vaatame, kas siit tuleb viimasest 50-sest veel sulle rahalist auhinda juurde ka. Birgitil on 1-50 veel varus ja see 50-ga otsustab, kas Teisi jääb täna kasumisse või mitte. 400 on hetkel juba teenitud, kui võit tuleb 50-selt, siis see on vähemalt 100 eurot ja vähemalt 500 on tagasi võetud. 2 peale hetkel 525 eurot teeninud. No anna ära see 500, oleks ilus ju lõppu.
siga, ma natuke isegi arvasin, et tuleb seekord ära. Aga Birgit, kas sina oled kohanud sellist tegelat? Teisi on küll kohanud, aga kas on tulnud sulle ette? Me räägime kellestki kindlast või lihtsalt me räägime Natchez Viipsis inimesest? No, sellisest Natchez Viipsis inimesest võib-olla tõesti. Loomulikult olen. Mind need Natchez Viipsis inimesed on nagu sõimad ka päris palju. Oota, aga miks? Kas kutsud neid korrale või? Kui mitte enne, siis äkki Eesti meistrivõistlust. Me nimesi ei nimeta, aga ma siin, sest kõik teavad seda mängijat, aga olen saanud küll mida mingiks üksikuks mingi 10 kassi emaks sõimatud seal lauas. Niimoodi, et ma võtsin mängi välja, kes oli ka Natchez Viipsis on ju. Nii. Ja ta oli konkreetselt, sai nii vihaseks. Lihtsalt sõimas mu näo täis seal. Niimoodi, et me istusime teise sõbraga siis nagu kõrvuti. Siis vaatasime üksis lotsa ja naertsime. Mõtlesin, mis asi see on praegu? Ja siis mulle karjuti, et küll ma olen mingi 10 kassi ema, kunagi meest ei leia. Ketti ei saa. Siukseid asju lõuga. Sellepärast, et sa välja võtsid mängi või? Jah. Kas sa said aru, kuidas sa seda kätt mängisid vahepeal või? Sa min 3 petisid ja siis tšekkisid natlõu maha. Mis sa ajad, oota? Sa min 3 petisid 3 big blindi peale ja siis tšekkisid enda natlõu maha nagu lõpuni välja. Ei, sa segad mind, ma ei saa midagi teha. Oh my god, ma ei saa nii. Ei, ma ei saanud küll aru, kuidas ma mängin seda kätte. Aga kas nime initsiaalid saaks vähemalt selle inimese kohta? Kes sind kassi emmeks kutsub ja ütleb, et sa mehi ei saa? Vähemalt eesnime esimene täht. S. Siiri Saar! Siiri Saar! Mida kuradid? Niimoodi. Nüüd sai lapse ja siis hakkab kõiki teisi narrima. Jaa, küll. Väga aus. Aga oled nagu hingega võtnud selliseid? Ei, me lihtsalt naerisime selle üles seal. Me jättis juba Svensa 100%, 100% Svensa enne veel. Ei, ma ei kinnita ega lükka ümber. See on kõige nagu parem. Nagu ütlesin, ma nime ei nimeta, aga on sõimatud küll Švipsis inimeste poolt. Sillu 111 on siin variandina veel läbi käinud. Super Mario. Oled sa ise ka kunagi tilti läinud, kui sa oled välja, oled sa kunagi pokkerilavas kedagi sõimanud pokkeri mängimise pärast või nagu puid alla pannud pokkeri mängimise pärast, mitte mingi muu asja pärast? Avalikus kohas mitte. Sõprade turral ja eks mees sain niimoodi mu käest iga kord, kui ta ma välja võttis reaalselt. Oi jummel, meil oli mingi kodusõjad pärast selle pärast, siis ta oli mingi, sa õpi kaotama, mis sul iga on. Vaata, aga mida teeb teisi? Ei, oota, miks mul oli vaja juba kobisema hakata? No hetkel on veel hea seis, piisavalt hea seis, et ma julgen veel paar korda öelda midagi, aga siin oli 9-4 vastu ei tulnud ära, aga no vastasel ei ainult 3 big blindi, no teeme nüüd selle ära. Oleks ainult õiglane, kui tuleks, on ju? 2-6. Jaa, 100 eurot juures. Daisy on omades 500 eurot mängu, 500 eurot sisse tagasi ja kasvatab meie panka 625 peale, enda skoori 800 peale ja Birgitil jääb alles 150, mille auhinnafond otsustab kõik, kas mängib selle peale, et Daisy saaks rohkem täna rahalist auhinda, mida ma usun, et ta kindlasti teeb, kui tuleb piisavalt suur auhinnafond, või jääb veel võimalus. Threshold on 200 eurot. 200 on vaja siin auhinnafondis nüüd Birgitil viimasel turniiril välja võtta ja siis see turniir ka ära võita, et püsiks teoreetiline võimalus veel ka saade võita. Daisy saab ennast veel suhteliselt, ma arvan, praegu juba suhteliselt mugavalt hetkel tunda ja nüüd on kõik kaardijumalate ja õnnejumalate otsustada. No nüüd muidugi on kõigepealt neid vastaseid vaja. Mul jääb vaatamise rõõm, jah? Nüüd jääb vaatamise rõõm tõepoolest. Võiks nüüd tulla nagu 2 mängijat veel siin mingi kõige viimase saate lõppu. Mulle meeldib, et see lõpu see jääb vähemalt pinge ja õhku. Praegu kruvitakse seda pinget. Ma ei tea, kus need 2 mängijat on. Võib-olla vaatasid, meil sai saade läbi, et enam pole mõtet tulla, aga kasutame seda võimalust, anname ära viimase äriklassi 10-eurose Hexapro pileti ja Daisy, kas sul on klient on veel lahti või?
kas sa saad äkki otsida üles selle meie liiga etapi äkki mingisugune laud meile sinna enda ekraanile ette panna? No nii, Birgit, 2 sotti, jäta see 2 sotti alles, kustuta 100 ja 150 ära. Ai, ja nii see läks, Birgit. Nüüd on vaja lihtsalt auvärk. Kas kaotad minimaalselt 25 punktiga või kuidas seal läheb? Nii, meie liiga liider Paks Kaak ongi meie etapil praegu all-innis just vasakul pool. Näete siis liiga etappi ka ja Paks Kaak, me näeme, kuidas ta liiga liidriks on saanud, ilusasti tabab 10. Ja Birgitil on nüüd siin võimalik seda panka kasvatada viisaka 625 pealt väga soliidse 775 peale. No nii, Emand 7. No nüüd saab pingevabalt vähemalt mängida. Tehtud on, Birgit, tubli olid ikka ja võitis meil Okivon suur ja teisi sulle saab juba varakult õnne soovida. Teeme ametliku osa ikkagi saate lõpus, aga kas oli seal mingit kahtlust ka? Hetkeseisuga see seeria läheb juba täiesti hullumeelseks 6 saadet järjest. No ükskõik kuidas või mis valemitega on matemaatiliselt ikka väga keeruline võita. No mulle lihtsalt meeldib siin nii väga teie juures olla. Seltskond on siin... Õnneks tunne on vastupidine ka, aga või vastastikune. Mitte vastastikune. Aga mis ma tahtsin öelda, on see, et ma saan aru, et mälumängu saates, kus on ainult mälumängija, on ainult teadmised, et seal on nagu need seeriad võivad nii suureks minna, aga siin on see pokkeri element ka juures, kus on you never know, kuidas, et kui ma arvasin, et teisi 5-saatelist võiduseeriat meil võimalik, et järgmise 10 hooaja jooksul keegi ei murra, siis no teeme selle rekordi võimalikult suureks. Nüüd on see juba vähemalt 6 saadet jutti. Ja GTR Bands ütleb ka, teisi on pokkeri Terminaator ja nii idab Vikatiga, Jaamas Armiga ja kõigega ja ka oma teadmistega, et siin ei ole pokker, ei ole. No täna on saanud pokker otsustavaks tõepoolest, aga üldiselt on ka see mälumäng täpselt võrdse rolliga. Nii, Super Mario ütleb, Paks Kaak tabas kunni muidu, aga saatejuhil oli uni silmas ja vajab väikest värskendust. Tundub, et Super Mariol on endal vist uni silmas. Kas ma ei öelnud, et ta kunni tabas või? Ma omast arust tõin selle veel eraldi välja. Tundub küll, et mees on ikkagi täna päevast saadik juba Eesti rahva ja Eesti riigi jaoks viina libistanud. No nii. Vormistamise küsimus. Hea uudis on see, et viimane voor on meil ju helivoor mälumängus ja me saame, see on võistluslik element on ikkagi sees, et kes see arvab siis ära need DJ Ryan Angelased ja kõik need kuulsad eestlased, kes seal tulemas on ja hääle järgi inimesi ära tunda. Kas on mingid kuulsad inimesed, kellel on nii spetsiifiline hääl teisi, keda saab kohe nagu une pealt ka saada aru, et tal on nii süke, Ivo Linna. Ivo Linnal on tõesti, ta ei tuleks mul pähe vaata vastusena, aga kui sa ütled Ivo Linnast, tal on tõesti väga süke äratuntav hääl. Kas sa oled Ivo Linnat noorena kuulnud laulmas või? No eks ma ikka mingid videosid ja klippe olen näinud. Ta oli nagu ilgelt naljakas, ta oli laulis nagu poistekoori laps, vaata, et ei olnud üldse seda mingit rocki ega midagi, kui ta oli ikka hästi-hästi noor, et siuke naljakas mõelda, no põhimõtteliselt jah. Ja siis sai siuke legendaarne rockimees temast. Birgit, kes on sinu pool siuke une pealt ka tunned ära tuntud Eesti inimene? Kui me häälest räägime, siis ma arvan, tunneks Heidi Purga ära kohe. Vau, Heidi Purga. Minu jaoks on temal väga spetsiifiline tember. Nagu väga ainult heas mõttes. Minu jaoks väga tahaks öelda, et kergelt ära tuntav. Nüüd raudselt tuleb siin ja ma ei tunne. See kipub nii olema. Aga kas te teate, kes on Popstar Raits? Ei. No Popstar Raits on ka hääle järgi väga hästi äratuntav Eesti kuulsus, Eesti kõige popim popstar. Kui sa meid vaatad, siis tervitused ka sinule, Raits. Ta oli mul kunagi isegi Facebooki sõber, aga siis ma avastasin selle ja siis teed läksid lahku. Näed, ja Super Mario ütleb ka ikka 2 pitsi riigiviina, mõlema aja jaoks. Muuseas, kes te olete siin vabariigi aastapäeva puhul pitsiviina võtnud, külma viina ja söönud kalaleiba, siis mis marki eelistate Eesti vabariigi puhul? Kas vabariigi aastapäeval saab midagi muud peale viruvalge juua või on muud variante ka? Et ma eeldan, et Eesti mark see peab olema. Mina kuulasin teel siia, panin Soome laulu
Eesti peale ja kuulasin seda ja seal oli ka see läbi. No nii, Birgit, ei tulnud siin rahaliselt potti raha juurde. Pokkeri osa on tehtud. Võtame kokku, ei olnud kõige parem jooks sul täna. Teisi tõi oma tulemuse tagasi, väga korralik 500 eurot. Aga et me saaksime ametlikult Teisile järjekordse hooaja, järjekordse võidu eest õnne soovida, lähme kõigepealt mängime veel ühe vooru mälumängu ka. See laadi ostis mulle paadi, lennutas üle maani, minu kui mu vennad, aga kõigist, keda ma kaotanud olen, igatsen ma enim iseennast. Kustuta mu nimi ja mu number, kui kogemata pannud olen paberile tunde, siis põletana teegiga või lihtsalt viskad tulle ja unusta, et kuulusin kord sulle. Kustuta mu nimi ja mu number, kui kogemata pannud olen paberile. Seisult 800-425 on väike minigame Teisil, kas ta saab 1000 punkti täis. Birgitil, kui suureks jääb see vahe. Ja kui hästi te tunnete tuntud Eesti inimesi. Laseme teile klipid tuntud Eesti inimestest ja esimesena saab esimesele klipile vastata Teisi. Kui ei tule vastust või tuleb vale vastus, läheb vastamise järjekord Birgitini. Kui ka sealt ei tule õiget vastust, hakkab vihjevoor ja siis edasi on ainult kiiruse peale. Kumb esimesena vastab õigesti. Küll aga kui kiiruse peale vastad ühe korra ära, siis teist korda ei saa vastata enne kui on sinu vastane ka vastanud. Ehk siis otsusta, kas tahad riskida või mitte. Kuulame esimest heliklippi tuntud Eesti kuulsuselt. Totaalne isend on MTZ 50. Vist on 71. aasta väljalasega. No vot, ei saagi päris täpselt aru, kas rääkis inimesest, autost või millestki muust, aga vot selline jutt oli. Ma olen kohutavalt halb igasugu nimedes, et nimed ei jää mul ka lihtsalt meelde ja praegu see ei ütle mulle mitte midagi, ehk siis ma ei tea, ma annan vastuse. Annad vastuse edasi? Jah, vastamise annan edasi just. No Birgit, kas sulle oli natukene tuttav see tegelane ka või mitte? Hääl oli. Hääl oli tuttav. Taustamuusika oli. Taustamuusika oli ka tuttav. Vaat see taustamuusika oligi võib-olla kõige suur vihje seal. Oota, ma natuke mõtlema. Mõtle. Ma vihjeid veel ei anna küll, aga hakkan vaikselt andma, kui Birgit on ära vastanud ja kui ei tule sealt õige vastus. Mul on silme ees nägu, aga ma ei suuda nime meenutada, ma mõtlen. Mul on silme ees nägu, kes see olla võib, ma ei ole kindel, kes see tema on, aga... No, Kas uuesti kuulda? See võimalus tekib kohe, kui sa oled enda vastus ära öelnud. Sul on 10 sekundit aega. Mul ei tule nimi. No siis laseme heliklippi ühe korra veel. Totaalne isend on MTZ 50. Vist on 71. aasta väljalasega. Tegu on esimene vihje. Tegu on tuntud Eesti tõsielu tähega. Okay. Hakkan järjest vihjeid tulistama. Minu see mõtlemine läks nagu teise suunda. Okay. Vihje 2. Tegu on suure autoentusiastiga. Nagu me klipist kuulsime. Mees on saanud kuulsaks enda oskusliku driftimisoskusega. Rasketel hetkedel pidi mees enda autosõidu armastuse tõttu ka veidikene aega vanglas veetma. Tema esimene pruut või saade, kus ta sai endale pruudi, oli Helen Kõpp. Oota, ma tean küll, kes see on. Oota, tean küll, kes on see Kalvi Kalle. Kalvi Kalle on õige vastus. Birgit saab Kalvi Kalle eest endale 100 punkti juurde. Kalvi Kalle Kruusamäe siis erinevad, nüüdseks juba ma arvan vähemalt 10 tõsielu seriaali läbi käinud. Üks õudsam kui teine, aga siia õnneks ei ole ta veel jõudnud. Aga Birgit, viimane heliklipp kostub sulle esimesena ja esimesena sul võimalus vastata. See siis on Oksa Kurvaim, ütleks klassik. No väga tuttav hääl kindlasti kõikidele eestlastele, aga kas Birgit nüüd pani sõrme pihta? Mr. Limpa ütleb Kalvi Kalle kohta, kurat, seda peaks iga Mats teadma. Õnneks ma pole Mats. Just täpselt.
ma jään jälle nimega kimpu, ma jälle nagu see hääl on jälle siuke, et esimene muidugi läks mul sellega võssi, aga see tämber on jälle siuke, et ma nagu silme ees kujutan ette, kes ta olla võib, aga nime ma ei tea. Kas annad vastuse variandi edasi või paned midagi huupi? Kaotada pole midagi. Oota, mul ei ole mõtet huupi panna ka. Okay. Ma pigem ootaks vihjeid. Teisi, kas sulle oli hääl tuttav? Tuttav oli natukene, aga ma nagu ei vii kokku praegu, kes ta siis olla võiks. Peas käib läbi, kas on poliitikuga tegemist, aga ma ei ole kindel üldse. Kas tahad pakkuda kedagi? Ma vist lähen nende vihjete peale. Hea küll. Kuulame ühe korra heliklippi veel ja siis hakkame andma vihje. See siis on Oksa Kurjuvaim, ütleks klassik. Oksa Kurjuvaim, ütleks klassik. Esimene vihje tuntud, inimene on tuntud kindlasti kõikidele Eesti suusasõpradele. Tegu on siis... Kommentaatoriga või? Minu järgmine vihje oleks, tegu on tõepoolest tuntud spordikommentaatoriga. Okei. See ei ole nüüd see, kellest me siin enne rääkisime, see on see vanem meesterahvas, aga mis ta nimi nüüd on, natuke vanem meesterahvas. Kas... Meremuuseumis võib tema nimelist laeva isegi näha. Lembitu Kuuse. Tule siia, Lembitu Kuuse on õige vastus. Ja Birgit võtab viimasest voorust endale 200 punkti ja vahe jääb lõpuks üsna napp 800-625 ja puhtalt pokkeriga tegi Teisi täna selle saate ära. Teisi, palju õnne! Aitäh! Tere tulemast tagasi ja Teisiga kohtume järgmine saade uuesti. Birgit, palju õnne sullegi ja aitäh tulemast, aitasid välja raskest olukorrast, asendasid särgavad, aga kes saab Teisi vastaseks, see selgub nüüd lähimate tundide jooksul nende seast, kes võidab ära meie liigaetapi. Meie tänaseks lõpetame siin, läheme vabariigi aastapäeva tähistama ja soovime teile kõike head ja paremat, ilusat aastapäeva. Tšau!